Tere päevast, austatud Riigikogu ja tervist kõik, kes te jälgite meid sinise ekraani vahendusel. Me alustame 18. märtsi infotunniga. Ja head kolleegid, kõigepealt on mul teil palve, et teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Ja kohale on end registreerinud 13 Riigikogu liiget, puudub 88. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: haridus- ja teadusminister Kristina Kallas peaministri ülesannetes, sotsiaalminister Karmen Joller ja taristuminister Kuldar Leis. Tere päevast, lugupeetud valitsuse liikmed! Ning meie infotunni reeglid on ikka samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks 3 ning lisaks saab siis registreerunud küsija võimaluse esitada ühe täpsustava küsimuse ja üks Riigikogu liige saab selle küsimuse raames võimaluse esitada lisaküsimuse. Ja kokku on meil 12 registreeritud küsimust. Neist esimene on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Lauri Läänemets ja teemaks on põllumeeste toetamine. Lauri Läänemets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud minister, et see tõesti on peaministri ülesannetele see küsimus, mis puudutab põllumehi. Põllumeestel on homme suur väljaastumine ja meeleavaldus ja seda sellel põhjusel, et neil puudub täna nagu teadmine ja kindlus, et mis siis järgmise perioodi rahastamisest saab. Ja ma arvan, et see ei ole mitte küsimus ainult põllumeestele, vaid tegemist on ju väga paljude töökohtadega üle Eesti ekspordi nii-öelda, kui me vaatame Eesti eksporti, siis sellel põllumajandusel, toiduainetel on väga oluline osakaal meie ekspordist, väga suur mõju meie majandusele. Ja me teame seda, et Eesti põllumehed siiamaani nagunii on olnud kehvemas positsioonis võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikide põllumeestega. Ja nüüd küsimus on seal selles, et hästi lihtsustatult öeldes, rääkides rahast, et järgmisel perioodil on teada, et põllumajandusse 1,6 miljardit praeguse plaaniga peaks minema. Ja see on küsimus seal 500 miljonis euros või ligi 500 miljonis euros, mille koha pealt ei ole selgust, kas see läheb põllumeestele või mitte. Et lihtsustatult öeldes, kui see ei lähe, siis nende võrreldes selle perioodiga nende toetused vähenevad. Kui see läheb, siis nende toetuste nii-öelda proportsioonid jäävad samaks. Ja sellele millegi pärast pole valitsusest nagu vastust tulnud, kuigi elementaarne oleks eeldada, et põllumeeste nii-öelda toetuste osakaalu ei vähendata. Ja mu küsimus teile on, et kas valitsuse, et mis põhjus on, miks vastust ei ole olnud ja kas jäävad proportsioonid võrreldes selle perioodiga samaks või mitte? Aitäh selle küsimuse eest. No vot, püüan nüüd vastata nii palju, kui minul tegelikult infot on. Pean kahjuks tõdema, et ei ole piisavalt. Ja jutt käib, ma saan aru, siis sellest 546 miljonist, mis siis järgmisel riigirahastuse perioodil on lisaks eraldatud. MFF-i aruteludes on nad olemas. Nii palju, kui ma tean, siis riigiplaani arutelud ju alles käivad. Me ei ole tegelikult riigiplaani põhiraame üldse veel lukku pannud, nad ei ole ka valitsusele veel esitatud, nii et praegu käib arutelu jätkuvalt veel ministeeriumite ja ametkonna tasandil, kuhu suunatakse siis järgmise MFF perioodi raames need riigiplaani ressursid. Kõik, mis minul infona olemas on tänase seisuga, nagu ma ütlesin, valitsus ei ole neid veel arutanud, nii et mul ei ole selles valitsuse ülest infot. Aga selle 546 miljoni puhul on siis järgmine informatsioon, et see läheb toiduainete sektorile, on praeguselt planeeritud Eestile eraldatuna ja seda raha on siis vaja ka konkurentsivõime taastamiseks toiduainete sektoris. Alates 2023. aastast on sektor olnud miinuses. Ja ilma investeeringuteta siis selle toiduainete sektoris me kaotame oma tootmisbaasi põhja. Et see on üks valdkond. Teine on selle sektori kriisivalmiduseks
kus ettevõtted peavad tegema mittetootlikke investeeringuid, mis turutingimustes end ise ära ei tasu, kuid on riigikaitseks tegelikult hädavajalikud. Ja kolmas on siis toidujulgeoleku tagamiseks ja põhitoiduainegruppide sisevarustuse tõstmiseks. Et need on siis praegu info, mis mul on olemas, kuhu on see 546 miljonit ühtlasi ka muu hulgas planeeritud. Aitäh! Aitäh! Lauri Läänemets, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, austatud minister. Et ma mõistan seda, et põllumajandusekspert ei ole ja ei peagi olema valitsuses ja peaministrit ka ei ole, aga ma pean edasi küsima, et see vastus, mis te mulle andsite, tegelikult te ütlesite ära, et põllumeeste toetused järgmisel perioodil vähenevad. Ja see on päris halb uudis praegu, mida me kuulsime. Sest see kirjeldus, mida te kirjeldasite, tähendab seda, et need kohad, kuhu siiamaani see raha on läinud, siis ma ei tea, kas see siis lõpuks on 400 miljonit, 300 miljonit, läheb nendesse tegevustesse vähem. No ma ei tea, mingid hektaripõhised toetused või mingisugused muud asjad. Et kui panna kriisimeetmetesse seda raha, siis ilmselgelt ta ei lähe tänastesse asjadesse. Ja see tähendab seda, et tegelikkuses on valitsuse plaan siis vähendada tänaseid proportsioone järgmisel perioodil. Olukorras, kus kohas meil pigem on läinud põllumajandus raskemaks kui paremaks. Et mul on nüüd siit üleskutse, et vastava valdkonna minister on ka teie erakonnas, et võib-olla ei pea kõike kuulama, mida Reformierakond oma seisukohtades nagu soovib. Et võib-olla minister võtaks selle põllumajandussektori ikka ette ja küsiks tegelikult nende kriisimeetmete jaoks mujalt riigieelarvest või Euroopa Liidu vahenditest raha juurde. Sest see uudis, et nüüd pannakse seda raha tegelikult teise kohta, küll toiduainetööstus, nagu te ütlesite, aga need on hoopis teised asjad. See tähendab, et need tegevused, mille jaoks praegu raha antakse, nende jaoks tuleb vähem raha ja see ongi põllumeeste mure, miks nad siis homme tänavatele tulevad. Et ma ei oskagi siit küsimust küsida, et kui te tahate vastata midagi või selgitada, aga see oli väga halb uudis, mis te praegu ütlesite. Aitäh! Aitäh! Ma siiski ei ole selle teie kokkuvõttega nõus, et me ei saa praegu väita seda, et põllumeeste toetused vähenevad. Nagu ma ütlesin, siis riigiplaanide arutelud on kõik veel lahtised. See, mis ma teile ettepanekuna lugesin, on ettepanek. Et nii kaua, kuni ei ole otsust, ei ole otsust. Nii kaua, kui arutelud nagu käivad ja ma arvan, et see põllumeeste aktsioon on selles mõttes ajakohane. Ta on õigesti ajastatud, sellepärast, et arutelud ju veel käivad. Nagu ma ütlesin, valitsuse tasandil ei ole üldse mingeid otsuseid ega ettepanekuid keegi veel esitanud. Meil ei ole tegelikult jõudnud ükski riigiplaani arutelu valitsuse tasandile, nii et natuke vara on teha järeldusi sellest, et põllumeestele toetused vähenevad. Seda on natuke vara öelda ja mina seda ei kinnita ja mina seda ei väida, et ärme siit laua tagant kindlasti seda väidet võtta, et mina olen kuskil öelnud, et on tehtud otsus, et põllumeeste toetused vähenevad. Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Anti Allas, palun. Aitäh, hea eesistuja, väga austatud minister, et jätkan eelmise küsimuse, et küsin täiendavalt, et me teame ka, et need viimased aastad on olnud põllumeestele, eriti taimekasvatajatele väga keerulised. Ikaldused on käinud üle ja ma tean ka, et möödunud aastal siis küsiti Euroopa Komisjonilt siis ebasoodsate ilmastikuolude katteks vahendeid. Et siin pool aastat sisuliselt on neid oodatud, vastuseid ei ole tulnud, nüüd lõpuks see info tuli, et 3,3 miljonit eraldatakse. Aga minu küsimus on täpsem on see, et seal on ka võimalus riigil panna kuni 200% ulatuses täiendavalt. Et milline on valitsuse seisukoht ja kui valitsuse seisukoht selle täiendava vahendite lisamisele, selle Euroopa Komisjonilt saadud vahenditele veel ei ole, siis mis on teie enda seisukoht? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Ei ole minul seisukohta, kuna ma lihtsalt ei tea sellest teemast. Ma ei ole põllumajandusminister, ma jään selles mõttes nagu kõrvale siin seisukoha esitamisest. Et see, et meil on üsna sageli põllumajanduses keerulised aastad erinevates sektorites, küll on mingil hetkel viljatootjatel, teinekord on karjapidajatel, et need keerulisi aegu on olnud aina rohkem ja rohkem ja te ise ka teate, mis põhjustest nad tingitud on, eks ole, seoses kliimamuutustega ikkagi muutub põllumajandus tootmine väga märkimisväärselt.
ja kliimamuutused omavad mõju ja ma arvan, et see on iga valitsuse ülesanne selle sektori sellist ellujäämist toetada nendes kliimamuutuste tingimustes selleks, et see tootmine ühelt poolt kohaneks nende muutunud tingimustega ja teiselt poolt ikkagi, et seda kliimamuutust sellisel tempoga, nagu ta praegu käib, ikkagi ära hoida. Ma läksin küll kliimamuutuste arutelude praegu, aga see on see alus olev protsess, mille põhjal, miks tegelikult on põllumajanduses need suured kriisid kõikidel nendel viimastel kümnendil fundamentaalselt olnud. Kas ja kuidas valitsus nüüd selle ilmastikukahjude katteks oleva toetuse otsuse teeb, et seda ma ei oska teile kahjuks öelda, sellepärast et selle ettepaneku peab põllumajandusminister tooma. Kui te ütlete, et Euroopa Komisjoni otsus alles hiljuti tuli ju, siis ikkagi see otsus siis esitatakse ka valitsusele aruteluks. Seni seda arutelu praegu olnud ei ole. Aitäh. Aitäh. Sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane teine küsimus on taristuminister Kuldar Leisile. Küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teemaks on Rail Balticu projekt. Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees ja minister. See, mis puudutab põllumehi ja homset päeva ja nende meeleavaldust, päris huvitav, et kus üks minister lausa nendega liitub. Ei tea, kas kogu siis valitsus liitub põllumeeste meeleavaldusega, et meelt avaldada valitsuse vastu. See on päris huvitav nii-öelda olukord praegu. Aga räägiks Rail Balticust, siis on selge, et Euroopa audiitorid on juba öelnud, et aastaks 2030 Rail Baltic valmis ei saa. Eilses Final Timesis intervjuus andis Poola taristuminister asetäitja üheselt mõista, et tõesti, et 2030 siht on võimatu. Ja tema sõnul peaksid poliitikakujundajad, sealhulgas Brüssel, lõpetama enesepettuse protsessi, kus hoitakse kinni ebarealistlikust tähtajast. Ning veelgi enam, ka 2040 aasta perspektiivis ei ole kindel veel. Ja tema sõnul ei alga isegi kõige keerulisema Poola lõigu Elkist Leedu piirini kulgeva umbes 80 kilomeetri pikkuse uue raudteelõigu ehitus, mille maksumus kujuneb hetkel hindadega 4 miljardit enne 2030. aastat. Ehk siis nii-öelda see lõik, mis peaks Leedu ja Varssavi ühendama, et enne 2030. Ei ole realistlik hakata üldse seda ehitama ja mille maksumus on 4 miljardit. Ehk siis sellest lähtuvalt ja nähes ka seda saadet Laser, vist TV3-s, kus oli väga huvitavad nii-öelda seisukohad kujundatud nii ehitaja poolt, ministri poolt, spetsialistide poolt, kus tegelikult asi läks veel segasemaks. Ja kui küsiti nii-öelda tähtaegadega osas ja kui küsiti arvude osas, numbrite osas, eelarve osas, siis iga intervjueeritav andis väga erinevaid numbreid välja. Ma tahaks ikkagi konkreetselt ministri seisukohta. Kas 2030 on endiselt teie arvates reaalne? Ja teine küsimus, kus siis raha selle jaoks võetakse? Ja millised on siis need praegu läbirääkimised Läti, Leedu ja Poola kolleegidega, milleni on need viinud? Aitäh! Aitäh! Hea esimees, küsija. Esiteks 2 faktiviga, et sellist meediakanalit nagu Final Times ei ole olemas, et on Financial Times. Ja teiseks see, et Riigikontroll ei ole mitte öelnud, et 2030 kindlasti valmis ei saa, vaid Riigikontroll on öelnud, et kogu trass ei saa valmis, see tähendab siis, et 2 rööpmepaariga ei saa valmis. Riigikontroll ei ole öelnud, et 1 rööpmepaariga 2030 ei ole võimalik. Siis Laseri numbrid tulenesid sellest, et kui küsida erinevate intervjueeritavate käest erinevaid küsimusi, siis tulevadki erinevad numbrid, aga tegelikult on need ametlikud numbrid on olemas ja siin lahknevusi ei ole, kusjuures ka Riigikontroll ei ole kordagi leidnud, et meil oleks Rail Balticu projektis numbrite osas mingisuguseid, numbrite esitamise osas mingisuguseid arusaamatusi. Nüüd küsimus oli, et kas ma endiselt usun, et 2030 on valmis, siis jah, ma kinnitan, et Eesti ehitab tempos, et 2030 on valmis ja kõik 3 riiki on oma
oma peaministrite poole pealt lepingud alla kirjutanud, et 2030 peab Rail Baltic valmis olema, nii et meie täidame oma osa ja näitame ka teistele eeskuju, et me saame 2030 valmis, aga me räägime Eesti eest. Ja teine küsimus, et kust tuleb raha, siis rahastus on olemas 1,9 miljardi osas ja puudu on kogu projekti osas, Eesti osas 1,6 miljardit. Kokku on, kogu projekt on 3,6 miljardit kõigega. See ei ole mitte nüüd ainult trass, vaid see puudutab ka kõrvaltegevusi nagu maade omandamised ja rongid ja nii edasi. Ehk siis meil on 1,6 miljardit on puudu, mis ongi mõistlik, et täna ei ole see kaetud, sest see kaetakse järgmisest Euroopa Liidu eelarvest. Suurem osa kaetakse Euroopa Liidu eelarvest, mis hakkab aastast 2028 ja see on täiesti loomulik asjade käik, et see puuduolev raha ei pea praegu kuskil nurgas seisma. Aitäh! Suur tänu ja Lauri Laats, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, vabandust, et ma eksisin selle sõna väljenduse eest, ja kui see on ainuke siis nii-öelda minu eksimus, siis jumal tänatud, sellepärast see, mis teie vastuses kõlas, see ei kannata kriitikat. Ja ma pean natuke parandama ka, et me ei räägi ainult Eesti riigikontrolörist, vaid me räägime ikkagi Euroopa Kontrollkojast, kes on vastavalt raportis ka selle ära märkinud, et 2030 aastaks see kindlasti rohelise objekt ei ole. Ja see, et ta saab 2030 aastaks, nii nagu ka Poola taristuministri asetäitja on eilses intervjuus öelnud, et see ei ole mõeldav ja see on enesepettuse protsess, ehk siis tegelikult te olete nagu selle protsessi osa ja te petate ennast sellega, kui te ütlete 2030 aastaks see asi saab valmis. Aga mul on nagu küsimus lisaks kõigile muule. Kas teie olite teadlik sellest, et Poola ja Leedu ühenduse väljaehitus algab 2030 aastal, mitte varem? Ja kas te olete ka sellest teadlik, et raha selleks, mis on praeguseks ette nähtud 4 miljardit, vähemalt eelarve järgi, samuti ei ole, mida Poola hakkab taotlema siis Euroopa Komisjonilt? Et kas nendest asjaoludest olite te teadlikud või mitte? Aitäh! Aitäh! See, mis puudutab Poola rahastust, siis selles ma praegu vastust anda ei saa, sellepärast et see 4 miljardit, mis on seal Financial Timesis välja toodud, ei ole see number, mille põhjal saaks otsustada, et kas see on see trass või see on midagi muud või mis asi see täpselt on. No jah, meil võib meedias olla igasuguseid numbreid, igasuguste nüanssidega koos, nii et selle peab üle täpsustama, et kõik, mis meedias ilmub, ei ole võetav 100%, et see täpselt nii on. Las härra minister lõpetab vastuse ja siis saame edasi liikuda. Seda ma ei oska öelda, kas tema eksib või on see meedias kuidagi teistmoodi kajastatud, seda ma ei tea. Ja lisaküsimuse esitab Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja, aitäh. No esiteks see, et Riigikontroll ei näe mingit probleemi, et kuidagi ei saa see ehitus õigel ajal valmis. Novembris ilmus Riigikontrolli raport, kus tuuakse eraldi on selline lause, Rail Balticu raudtee kasutuselevõtt 2031 aastal on ebatõenäoline. Et on olemas Riigikontrolli hinnang. Nüüd teine Riigikontrolli hinnang, mis te ütlesite, et nad ei näe probleemi numbrites. Riigikontroll oli istungil, kus siis käsitleti eelarvet ja seal, kus oli eelmise aasta Rail Balticu numbrid, oli 9 erinevat numbrit.
9 erinevat numbrit. Kui veel küsiti lisanumbrit, siis tuli välja, et see number on hoopis teistsugune. Et seda on Riigikontroll mitu korda välja toonud, et tegelikult see, mis on eelarves välja toodud, siis see, mis reaalsed numbrid on, et need tegelikult lähevad vastuollu. Ja te alati ütlete, et me lähme Rail Balticuga kindlat teed pidi, 2030 on see kindlasti valmis, et rahastuse osas probleeme ei ole, samas 1,7 miljardit on puudu. Ja 1,7 miljardit, kui me hakkame taotlema, ehk siis heal juhul me saame selle raha aastal 2030. Et kuidas see, et kui me saame selle raha aastal 2030 ja samal ajal te ütlete, et 2030 on meil see Rail Baltic valmis, et siin on nagu vastuolu. Rääkimata sellest, et te ütlete, et me siis ehitame selle oma osa valmis, samal ajal Lätist on tulnud konkreetne signaal. Läti projektijuht, kes täna oli sunnitud tagasi astuma oma kohalt, kus ta ütles väga otseselt välja, et nemad ei saa enda osa õigeks ajaks valmis, neil ei ole raha, ehitus ei liigu ja selles osas on väga konkreetsed sõnumid. Poolast on tulnud väga konkreetne sõnum, et aastani 2030 neil mingit ehitust ei toimu Leedu suunas. Nii et mul on veel kord küsimus, et kas siis ikka liigutakse täpselt sama teed pidi või minnakse läbirääkimistele Brüsseliga teiste liikmesriikidega, arvestades ka seda, et meil on 3 riigi vahel ratifitseeritud leping, mis kaotab kehtivuse järgmisel aastal. Aitäh! Siin oli küll nüüd väga palju infot koos, et ma imestan, et kui Riigikontroll räägib 9 numbrist, et siis tegelikult on võimalik ilmselt Rail Balticu kohta tuua välja ikka oluliselt rohkem numbreid, kui tahta, nii et ma ei tea, mis 9 numbrist konkreetselt seal juttu oli ja kindlasti, kui võrrelda neid numbreid, mida me esitame, mida Riigikontroll kontrollib, siis need on samad, kui neid võrrelda samu eeldusi. Siis see on nüüd mulle uudis, et kui te ütlete, et täna astus Läti Rail Balticu juht tagasi, et siis ma tõesti seda ei tea, et täna oleks tagasi astunud. No ma ei tea, ma kuulsin just, et täna astus tagasi, nii et see on nagu uudis. Ei, sellest on ikka rohkem mööda, aga ma nagu sain aru, et täna astus tagasi, nii et ja mis puudutab endiselt, kas 2030 on reaalne, siis jah, Eesti ehitab 2030 tempos, meie räägime Eesti eest ja Rail Balticu ehitus käib nii, nagu plaanid on. Aitäh! Suur tänu! Sellega me lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 3. küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ja teemaks on valitsuse poliitika. Helir-Valdor Seeder, palun. Auväärt minister, minu küsimus puudutab ka põllumajandust, mida siin kolleegid varasemalt juba puudutasid ja ma tahan ka rääkida sellest 546 miljonist eurost, mis arvestuslikult on Eestile mõeldud komisjoni poolt selleks, et saavutada siis Eestis 90% toetuste tase Euroopa Liidu keskmisest, isegi mitte keskmisena, vaid arvestuslikult 90%-ni jõuda. Ja see ei ole mõeldud mingisuguse kriisiabina või erakorraliste muude meetmete rakendamiseks. Ja kui valitsus selle mujale kavatseb paigutada, siis ta asendab oma siseriikliku kohustuse Euroopa rahadega, millega meie põllumeeste konkurentsivõime loomulikult väheneb. Ma loodan, et valitsus seda ei tee. Aga mis mind murelikuks teeb, on see, et me oleme kohtunud põllumeestega ja põllumajandusesindusorganisatsioonidega ka eile. Ja nemad väitsid, et Jürgen Ligi on andnud ühesuguseid signaale, et seda raha sellisel kujul sellel eesmärgil ei kasutata ja ei suunata põllumajandusse Eestis. Peaminister on rahustanud, et jah, see raha suunatakse sellel eesmärgil. Ja põllumajandusminister Johannes Teras on hoopis 3. taotluse esitanud järgmise aasta eelarveks ja RES-i. Nii et siin on ka ilmselt väga palju segast ja otsustamatust veel. Ma loodan, et valitsus teeb mõistlikud otsused. Aga ma olen väga mures ja põllumehed on ka väga mures. Ja mul on ettepanek, et valitsus annaks siin mingisuguseid selgeid ühesuguseid signaale. Aga mul on konkreetne küsimus, mis puudutab akuutset väga olulist teemat, e-piima pankrotti. Nii tootmise kui ka ühistu on rasketes seisus, on pankroti menetlus algatatud ja põllumeestele on nad võlgu enam kui 20 miljonit eurot. Ja kas valitsus on seda olukorda arutanud? Euroopa reeglid võimaldavad anda erakorralist päästeabi, mida on Poola andnud ja mitmed teised liikmesriigid, aga seda saab taotleda ainult valitsus ja kiirkorras. Kas valitsus on midagi sellel teemal ka teinud, otsustanud ja on teil ka mingisugused taotlemisplaanid? Aitäh!
Aitäh! No vot, oleks saanud selle küsimuse hästi konkreetselt esitada, oleks saanud tulla teile ka konkreetse vastusega. Mina kahjuks ei oska sellele küsimusele praegu siin infotunnis nii konkreetselt vastata. Ma jään selle vastuse lihtsalt võlgu. Olen valmis seda paluma kirjalikult teile vastata, sest mul ei ole lihtsalt täna piisavalt infot, et teile sellele vastata. Ma väga vabandan, aga mul ei ole seda vastust. Aitäh! Aitäh! Helir-Valdor Seeder, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh selle vastuse eest. See siiski oli vastus selles mõttes, et ma saan aru, et valitsus ei ole arutanud. Kui oleks arutanud, siis te valitsuse liikmena kindlasti oleksite teadlikud. Ei ole võimalik, et valitsus on arutanud ja te ei tea, olles siin täna peaministri kohuse täitjana. Aga mu teine küsimus siis puudutab üldisemat teemat jällegi, millega te kindlasti olete kursis. Nagu te teate, nädalapäevad tagasi tegi siin välisminister sõjaka avalduse, kus ta teatas juba, et kõik Putini sõbrad on taevariigis ja põrgus ja mõni on jäänud, ainult Põhja-Korea ja Hiina. Ja nüüd, kui Tsahkna võidukad väed on ka Põhja-Korea ja Hiina alistanud, siis pole neid arvukaid sõjavange meil kuhugi panna, sellepärast et minister Pakosta on meie vanglad kõik juba Rootsi vangidega täitnud, kui valitsus ei ole ümber vahepeal mõelnud. Aga see on nüüd ajalugu. Miks ma seda meelde tuletan? Aga sellepärast, et välisminister on jätkamas oma sõjakate avaldustega. Nimelt ta teatas nüüd siin eile, et Eesti on valmis ja läheb appi Hormuzi väina USA-le. Britid on teatanud, nemad seda ei tee. Sakslased on teatanud, nemad seda ei tee. Soomlased, Soome peaministri sõnutsi on teatanud, et nemad seda ei tee. Poola peaminister Tusk tegi järgmise avalduse, tsiteerin: Poola ei saada oma relvajõude Hormuzi väina. Läänemeri vajab kaitset ja USA mõistab seda. Kaja Kallas, kõrge välispoliitika esindaja, on öelnud: see ei ole Euroopa sõda. Liikmesriikidel Hormuzi väinas sõdimise soovi ei ole. Ja minu küsimus nüüd on seda konteksti arvestades, et kas meie välisministri Tsahkna sõjakad arvamused, mis erinevad teiste Euroopa Liidu liikmesriikide arvamustest, on valitsuse niisugune ühine ametlik poliitika või ainult välisministri enda tormakas initsiatiiv tormata Iraani sõtta? Ja mis välispoliitikat meie välisminister ajab? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Välisminister ütles, et tegemist on USA algatatud sõjaga, kus liitlasi sõja alguse üle ei konsulteeritud. Liitlased selles sõjas ei ole osalised. Euroopa Liidu liikmeriigid omavahel seda koordineerinud. Ja olukorras, kus USA pöördub abipalvega, peab seda NATO-s arutama, aga NATO on kaitseallianss ja kaitseallianss agressiivset sõjapoliitikat läbi ei vii. See on see, mida ta ütles. Te võtsite sellest ainult ühe osa sellest vastusest ja tõlgendasite seda oma kontekstile sobivalt. Tegelikult see väljend ei olnud selline, et Eesti on valmis viima oma vägesid appi Ameerikale Hormuzi väina lahti tegema. Nii et natuke teistmoodi on need sõnad. Mina ei tea, kelle huvides on Eestis välispoliitilise konflikti tekitamine Eesti sisepoliitiliselt. Ma ei tea, kas see on lähenevad valimised, aga ka mina olen pidanud korduvalt millegipärast selgitama, et meil ei ole Eestis välispoliitilisi lahknevusi parteide vahel. See, mis meil on olnud ühine joon välispoliitikas, on jätkuvalt ühine joon ja ma väga loodan, et ka Isamaa on selle sama joone esindaja. Meil ei ole lahknevusi selle koha pealt, kus on meie liitlased, mis on meie välispoliitiline prioriteet Eesti kaitsmisel, kellega me selles osas oleme ühel meelel ja kellega me koostööd teeme ja kuidas võetakse välispoliitiliselt otsuseid vastu. Eesti välispoliitiline joon on olnud 30 aastat ühesugune, seal ei ole tegelikult neid lõhesid sees olnud, üksikute eranditega välja arvatud ja ei ole neid ka seal täna. Nii et ma väga loodan, et me ei tegele sellega, et me sisepoliitiliste mängude huvides tekitame diskussiooni ja narratiivi, et justkui Eestis on välispoliitiline lõhe kuskil olemas. Ma ei näe seda lõhet. Meil on väga ühtne ja selge välispoliitika, mitte mingisuguseid seisukohti valitsus välispoliitiliselt muutnud ei ole. Me teame, kuidas Eestit kaitsta, milline diplomaatiline töö selleks tehtud peab olema ja milline diplomaatiline töö on NATO-s ja Euroopa Liidus ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Priit Sibul, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees. Hea haridusminister peaministri ülesannetes. Mõni aeg tagasi meedias oli üks pealkiri, mis pani teile suhu sõnad, et Eestis on rahas palju.
Ma küsin, kas te olete endiselt selle arusaamise juures, kuivõrd meil on, 4,5% defitsiit, riigikaitse vajab vahendeid juurde ja nüüd ma tulen tagasi sellesama Heliri esimese küsimuse juurde ja ka selle tänase infotunni esimese päevakorra juurde, mis puudutab põllumajandustoetusi, täiendavat 546 miljonit ja umbes 1,5 miljardit, millele on vaja 30% juurde panna. Ma tahan aru saada, et kas teie, kui te valitsuse liige olete veendunud, et me leiame need vahendid ja suudame põllumajandusse need võimalikud rahad, mis Euroopast tulevad, ja neile oma kaasfinantseeringu eelarvest kaasa panna. Aitäh! Aitäh! See oli nüüd eelmise eelarve tegemise ajal, kui esimene uudis, mis me majandusprognoosiga saime, on see, et 2024. aasta defitsiit 3% asemel oli 1%. Ehk siis me olime suutnud aasta jooksul raha kokku hoida riigieelarves 2% jagu SKP-st. Ja see oli minu väljend selle kohta, et me oleme suutnud teha suurepärast tööd, et meil on rohkem raha, kui me algselt olime planeerinud. Ärge väänake sõnu, oleme hästi faktipõhised, sellepärast, et ei tasu kasutada ära. No ma saan aru, et poliitiline retoorika eeldab kõiki võimalikke väljendeid ära kasutama enda huvides. Aga see, et 24. aasta kulud valitsusel olid kordades ja kordades väiksemad kui esialgne planeeritud eelarve, oli Eestile hea uudis. See võimaldas meile oluliselt rohkem investeerida kaitsesse ja tõsta kaitsekulud juba 25. aastal 5% peale. Ja see oli väga järsk kasv, aga seda me saime teha ainult tänu sellele, et valitsus väga pingutas selle nimel, et 24. aasta kulud oleksid väiksemad, kui nad olid asialgselt planeeritud. Ja nüüd, mis tuleb põllumajanduse juurde, et ma juba kordan ennast, et me tormame ajast ette. Te tahate minu käest saada otsuseid ja vastuseid küsimustele, mida valitsus pole veel arutama hakanudki. Ettevalmistustöö praegu selle riigiplaani rahade kasutamisel käib. See, et seal on arutelud, kuhu see raha suunata, kuidas seda raha kasutada, on täiesti normaalne protsess demokraatlikus riigis. Ma väga loodan, et ka tulevikus, ka teie valitsemise ajal toimub normaalne aruteluprotsess. Ja see, et põllumehed meelt avaldavad ja oma seisukohti esitavad, on täpselt samamoodi väga tervitatav. Tänu sellele on ilmselt ka avalikkus rohkem informeeritud sellest, kuidas see arutelu käib. Nii et sel hetkel, kui see asi on nii-öelda valitsuse otsustamiseks valmis, siis me saame täpselt rääkida sellest, mis on täna valitsuse seisukoht. Mina seda täna esitada ei ole valmis, sellepärast meil ei ole. Meil käib alles eelarutelud selle riigiplaani raha kasutamise puhul. Aitäh! Suur tänu! Ja sellega lõpetame tänase kolmanda küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 4. küsimus on sotsiaalminister Karmen Jollerile. Küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teemaks on olukord valdkonnas. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh ja eesistuja minister, et mu küsimus on iseenesest mõistetavalt teie valdkonnast. Ja aga ma alustuseks räägin loo, mis juhtus paar päeva tagasi ühes Tallinna koolis ja mis oli ka meedias. Nimelt lapsed mürasid vahetunnis ja ühel tüdrukul jäi sõrmed ukse vahele ning sõrm sai kõvasti viga, valu oli suur ja kooliõde helistas siis lapsevanemale, et kas valuvaigistit võib anda. No ema kihutas selle peale kohale, laps oli šokis, ema küsis, kas kiirabi kutsuti, mille peale öeldi, et ei, pole vist väga mõtet. Ema kutsus siis ise kiirabi ja enne kui minema asuti, andis kooliõde talle ka salvrätiku nutsaka, et siin on teie tükikene ka, et nagu, mis tükikene? No õnnetuse käigus oli sõrme otsast tükikene ära tulnud, nüüd alles selgus. Ja haiglas tehti kohe operatsioon, arst ütles, et oleks pidanud kohe tulema. See, kas tükikene ka sõrmega kokku kasvab, on tugevalt ajakriitiline. Nüüd ongi võimalus, et see tüdruk sirgub neiuks, nooreks naiseks, kelle üks käsi on moonutatud ja sellel pole enam ilusat küünt ja nii see jääb. Ja sellega seoses ma tulen nüüd taaskord teema juurde, mida te väga jõuliselt ajate, ja see on laste vaktsineerimine ilma lapsevanema loata või õigemini tema tahte vastaselt ka, kui kooliõde küsib lapselt ja laps ütleb lihtsalt jaa. No mina ei ole päris kindel, et kas ka päriselt saab anda selliseid elutähtsaid otsuseid lapsevanema vastutuse alt ära, vaadates, kuidas ei saada hakkama isegi nii traagiliste õnnetusjuhtumitega. Ja lapsevanematel on oma laste osas vastutus kõiges, põhiseaduse kohaselt muide, isegi muuseas, kui
kui nad saavad täiskasvanuks, lapsed, on näiteks puudega lapse vanematel kohustus rahaliselt edasi hoolitseda oma järeltulija eest, kes riigilt enam seniseid tugiteenuseid ei saa. See kõik on peresisene vastutus. Ja siin te nüüd lähete lõhkuma vaktsineerimise küsimuses esiteks peresuhteid, lapsevanema ja lapse vahelist usaldust, samuti võtma ära vanematelt otsustusõigust oma lapse tervise ja kehalise puutumatuse üle. Ja siinjuures ma kutsun üles kõiki lapsevanemaid ja organisatsioone kirjutama isiklikult kirju presidendile, et ta NETS-i, kus see muudatus on kirjas, välja ei kuulutaks, sest see on põhiseaduse vastane. Ja muidugi saades aru teie murest madala vaktsineeritusega hõlmatuse osas, ma teen hoopis ettepaneku, et ajal, kui meil liigub kümnete tuhandete kaupa riigis inimesi, kes on tulnud riikides, kus vaktsineerimisega ei ole asjad korras, liiguvad edasi-tagasi ja toovad meile neid haigusi, mis meil endal olid siiani kontrolli all, et tegelege palun sellega, alustage sealt, kus on probleem, ärge tekitage neid juurde. Ja sealt alustagegi, aga seda te ei taha, sest lihtsam tundub, on teil oma inimesi riiklikule sunnile ja kontrollile allutada. Aitäh. Proua minister, palun. Tere, aitäh küsimuse eest. Ja mind ka šokeeris see lugu, sellepärast, et isegi tavalisel esmaabikursusel autojuhtidele näiteks 16-tunnisel räägitakse sellest, kuidas tuleb käituda, kui on tekkinud amputatsioon. Et see šokeeris mind ka, et kooliõde ei tea esmaabivõtteid. Aga kui rääkida nüüd vaktsineerimisest, siis tegelikult siin ei muutu miski. Ka praegu on kõikidel tervishoiutöötajatel kohustus kuulata lapse arvamust, kaasata laps vastavalt temale eakohastele arusaamadele ka terviseotsuste tegemistesse ja sellest on kirjutanud ka õiguskantsler varasemalt. Ainus, mida me muudame, on see, ja teine asi, ka praegu kehtib see, et lapsevanema nõusolek peab olemas olema. Mida me nüüd muudame, ongi kaks asja. Esiteks, me eeldame, juba selle põhjalt, et enamus inimesi vaktsineerib oma lapsi, me eeldame, et inimesed soovivad oma lapsi vaktsineerida ja anname võimaluse neile, kes keelduvad, seda keeldumist väljendada. Ja see on vajalik sellepärast, et väga paljud need lapsevanemad, kes on nõus oma lapsi vaktsineerima, mingil põhjusel ei jõua see nõusolek koolini. Kas ta on siis jäänud lihtsalt paberi peal kuhugi koolikotti või ei ole lapsevanemal piisavalt aega, et anda allkiri. Et see on üks asi. Nüüd me vähendame ka bürokraatiat, et kooliõdedel oleks lihtsam saada ühendust, ühesõnaga, et oleks vähem paberimajandust. Põhimõtteliselt see on paberimajandust vähendav meede. Ja teine, et kas lapse otsust arvestatakse või mitte, seda tehakse ka praegu tervishoiusüsteemis. Kooliõdedel mingil põhjusel oli see seni piiratud. Selle piirangu me võtame maha, sest see ei ole kooskõlas ka võlaõigusseaduse ja teiste seadustega. Loomulikult lapsel peab olema õigus öelda, mida ta soovib, ka näiteks seda, kui vanem nõuab vaktsineerimist ja laps ei soovi seda. Et ka siis peab olema õigus ja tervishoiutöötaja peab seda kuulama. Enne aga peab tervishoiutöötaja veenduma, kas see laps on kaalutlusvõimeline. Ja veel toon välja, et koolis, et me räägime koolist ja koolis esimene vaktsineerimine tehakse 12-aastaselt vaktsineerimiskava järgi. Me ei räägi väikelastest siin. Nii et, ja veel viidates õiguskantslerile, see, kuidas hinnata lapse kaalutlusvõimet ja kuidas last tuleks kohelda tervishoiusüsteemis, see on juba, kui ma ei eksi, siis need arutelud ja selgitustöö algas umbes aastal 2018 ja kõik juhendid on üleval ka õiguskantsleri kodulehel aastaid. Ehk et tervishoiutöötajatele see teema ei ole uus. Aitäh! Suur tänu, Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja ega siis ma ei arvanudki, et see vastamine nüüd teistmoodi tuleb, et teile pole õigus, aga tegelikult see on inimestele teeb väga suurt muret ja veel kord ma tulen teile ettepanekurde tagasi, et te alustasite valest otsast kirvekangi ja leegiheitjaga lähete meie laste kallale selle asemel, et tegeleda probleemiga seal, kus ta päriselt on, et meil tuleb riiki sisse kümnete tuhandete kaupa inimesi riikidest, kus vaktsineerimist ei kontrollita või on see madal. Et mujal riikides on näiteks vaktsiinipassid olemas. Ma olen ise sõitnud riiki, kus kõigepealt näite ette, et sul on kollapalaviku vaktsiin tehtud, enne riiki sisse ei lasta. See on lihtne. Aga ma tegelikult tuleksin muude teemade juurde ka, et ma räägin siinkohal ka ühe teise loo.
mis jällegi teie haldusalas. Üks mu tuttav ärkas hommikul üles, tal oli meeletu valu tuharas ja seljas, tööle minna ei saanud, voodist üles ei saanud, kutsus kiirabi. Ja kiirabi tuli ja mis te arvate, mida ta tegi? Istus voodis eral, hakkas guugeldama. Siis öeldi, et istmikunärvi põletik, minge perearstile ja sõideti minema. No kui sa voodist üles ei saa, kuidas sa perearstile lähed? No lõpuks sai perearsti kätte, vahepeal oli saanud soovitusi tuttavatelt, et tiklaküünlad näiteks aitaks neid, teisi olid need aidanud, palus perearstid neid kirjutada, see keeldus ja kirjutas epilepsia ravimid, mis on nagu räme mürke, mis tekitavad tasakaaluhäired, seda inimest nägemata, üle vaatamata. Et see on nagu asi, mida nagu inimesed päevalt kogevad. Et inimesed ei saa enam arstiabi, vaid neid suunatakse terviseteenusele. EMO-sse ei julge ka varsti enam keegi minna, te olete kommunikeerinud, et sinna pöördumine on kuritegu. Esmaspäeval rääkisite siin seoses hambaravi kättesaadavuse maksumusega, et kõige tähtsam on ennetus. No ei vaidle vastu, aga siin ma näen, kuidas teie ametkond on algatanud näiteks tagakiusamise ja repressioonid doktor Sergei Saadi vastu, kes internetis väga põhjalikult inimestele selgitab haiguste ennetamise vajalikkus, räägib lihtsas keeles lahti, mis organismis toimub, kui sa sööd seda või teist, ja paneb päriselt inimesed kõige selle peale mõtlema. Ja te olete nüüd algatanud mingi tühistamiskampaania, et see on nagu täiesti piinlik. Samas, teie aeg. Tegelikult mul on neid juhtumeid siin palju, et kuhu ma tahan jõuda, on see, et kui te Eesti inimeste ees seista ei oska ega taha, vaid tegelete ainult mingite aktivistlike suundadega, et siis ausalt öeldes äkki annate oma ameti kellelegi teisele, kes suudab ja tahab. Aitäh. Proua minister, palun. Aitäh. Kirjutasin üles, et mul oleks lihtsam vastata. Rääkides nendest väidetavalt 10 000 inimestest, kes meile sisse tulevad, see on vale väide. Meil ei tule 10 000 inimesi mitte üheski teises riigis sisse. Me teame seda, et meil on Ukraina põgenikke siin rahvastikust hetkel, kui ma ei eksi, siis 2,3%, kes on juba tükk aega siin sees. Nendega ei ole tulnud meil vaktsiin välditavaid haigusi, küll aga on vaktsiin välditavaid haigusi toonud sisse Eesti kodanikud, kes on käinud reisil. Nii et enne reisile minekut soovitan ära teha kõik soovitatavad vaktsiinid, muuhulgas siis immuniseerimiskava vaktsiinid. Vaktsineerimispassid, hea näide, soovitan tõesti, kellel on vaja minna kollapalaviku ka levikus riikidesse, loomulikult tehke vaktsiinid ära. Tiklak ja epilepsia ravim, vastan arstina, valuravis on tõepoolest kasutusel epilepsia ravimid, millel just nimelt alaselja valu kiirguva ravi puhul on spetsiifiline näidustus ja millel on vähem kõrvaltoimeid kui teie poolt mainitud tiklakil. Aga see oli nüüd vastus arsti poolt. Minu hinnangul perearsti käitumine oli õige ja ma eeldan, et perearst kutsus teda ka mõne päeva pärast vastuvõtule, kui inimene on juba liikumisvõimeline, et hinnata, kas on vaja teda edasi suunata. EMO-sse, seda, et inimene pöördub EMO-sse, on kuritegu, ei ole ma mitte kunagi väitnud. Mida ma olen teinud? Ma olen andnud EMO-dele võimaluse suunata välja inimesed, kes näiteks tulevad väga lihtsate tervisemuredega. Mul oli 2 tundi tagasi alanud nohu, mul on sääsehammustus, see sügeleb, selleks, et saaks abi just nimelt need samad seljavaluga inimesed. Kas EMO-d seda kasutavad või mitte? Eilne ajakirjandus ütles, et osa haiglaid plaanivad kasutada, osa mitte. Hambaravi ennetus, vaatasin üle ka numbrid, keskmiselt maksab ennetusprojekt ühe lapse kohta 5,7 €. Üle 100 000 lapse on saanud aasta-2 jooksul ennetuslikku nõu ja see vastaks siis umbes ma ei mäleta, mõnele 100 arstivisiidile see raha või oli see 2000 arstivisiiti versus 100 000 last. Nii, tühistamiskampaania kindlasti ei ole mina alustanud kellegi suhtes tühistamiskampaaniat ega ka minu maja. Et see ei ole, meil on tööd palju enamateks asjadeks, kui hakata mõne isiku mõne isiku suhtes mingisugust kampaaniat tegema. Ja mis puutub sellesse, kas ma tahan Eesti inimeste seista, nii arsti kui ministrina, ma loomulikult seisan Eesti inimeste eest ja eelkõige nende ees, kes on hapramad, kellel on raskemad tervisehäired, kellel on raskem sotsiaalne olukord ja kõik seadused, eelnõud, mis ka siia majja jõuavad või mõned määrused, mida ma olen allkirjastanud, lähtuvad nendest põhimõtetest. Aitäh! Aitäh. Ja lisaküsimuse esitab Anti Poolamets, palun. Lugupeetud ettekandja, mimestan ikkagi teie tegevuse üle. Sügisel te ajasite siit minema oma abijõududega USA tervishoiuministrit Kennedyt,
kes teeb suuri pingutusi rahva tervise nimel, on üks säravamaid ministreid läbi aegade, ja siis tuleb kodanik Joller ja hakkab sõimama uhuuks ja nii edasi. Mis tähendab uhuu? See tähendab ikka poolearuline, et teil on õigus siin sõimata teise riigi ministreid poolearuliseks ja siis määrida meile kaela mingisuguseid reegleid, kus kodanikud ei saa enam oma laste ravimite üle otsustada, vaid see on meie kõige targem minister, kes kõiki uhuuks nimetab. Tema teab, kuidas lapsi süstida. Ja samal ajal vaatame, kuidas suurhaiglates on aparaadid ootel, millega inimesi saaks odavalt kas või neerukivide osas ravida. Ei, neid ei kasutata, ikka kõige kallimad protseduurid. No näiteid on siin lihtsalt palju, kuidas te sõdite homöopaatiaga. Need on ka muidugi uhuu, terve Saksamaa on uhuu, igas apteegis on homöopaatia osakond, aga selgub, et see on uhuude riik. Meil on ikkagi see tark minister Joller, kes kõike teab. Et see on kurb vaatepilt ja ka kõhedust tekitav. Ja praegu, kui me vaatame, et teie eksperimenti lastega, et maksimaalselt peale suruda vaktsiine, vanemate teadmata, nii see kipub olema. Ma mäletan, kuidas te Rakveres COVID-i ajal käisite lapsevanemaid hirmutamas ja oli hämmastav kuulamine. Igal juhul mind huvitab see teie väide ka, et te ütlesite, et lapse kaalutlusvõime. No mis see siis on? Väga huvitav teada. Kas mRNA vaktsiinide osas on täiskasvanutel kaalutlusvõime, kui nad tegelikult ei tea, kas on piisavalt tehtud uuringuid mRNA vaktsiinide kohta ja nii edasi, kas ravimid on ohutud. Nüüd teie tulete rääkima 12-aastase lapse kaalutlusõigusest, et kuidas te seda niimoodi sisustate, et lapsed hakkavad teaduste doktori tasemel otsuseid tegema? Aitäh. Proua minister, palun. Aitäh. Esiteks ei ole ma kindlasti ühtegi kolleegi siit ära ajanud. Ei ole tulnud meile ministeeriumisse ka teadet, et minister Kennedy üldse oleks kaalunud siia tulemast. See oli üks osa teie meediakampaaniast. Ma saan aru, et kutse saatsite, aga kas see ka vastu võeti, see ei ole meil teada. Ja üldiselt on traditsioon, et kui tuleb teise riigi minister siia esinema, siis tavaliselt antakse sellest teada. Sellist teadaannet ei ole meile tulnud. See, et see üritus lõpuks mujale koliti, see oli ikkagi korraldajate valik, nagu ma aru saan. Ja siin ei olnud ainult mina, vaid seal sõna võtsid ikkagi väga paljud Eesti inimesed ja organisatsioonid. Nii, pingutused rahva tervise osas. Nüüd ma enam ei mäletagi, mis te siin kõik rääkisite. Aparaadid on ootel, neerukivide osas te mainisite. Ma arvan, et seda, millist aparaati kasutada, seda otsustavad ikkagi arstid. Et ma arvan, et ei mina ega teie ei pea seda otsustama. Takistusi me tõenduspõhisele ravile ei ole mitte kunagi teinud. Tervisekassas on väga kindlad reeglid, kuidas otsustada, millist ravimeetodit kasutada, millist mitte. Kunagi, kui mina olin veel noor tudeng, siis tõepoolest kasutati neerukivide väljaajamiseks ja purustamiseks teatud aparaate, aga need osutusid ohtlikeks. Ma ei tea, kui te mõtlete neid samu, siis ma arstina ei soovita teil minna seda kasutama. Homöopaatia on tõepoolest ebateadus, seda on teaduslik kirjandus ammu rääkinud. See, et ta on meil endiselt ravimite loetelus, see on tõepoolest Euroopa Liidu seadustest tulenev. Ma arvan, et kuna teie, ma tean, olete Euroopa Liidu vastane, siis see on üks argument teile, et rakendage seda teistpidi. Aga oma ministriks oleku ajal ei ole, ma arvan, seda sõna ma isegi suhu võtnud täna esimest korda siis. See ei ole olnud minu fookus homöopaatiaga võidelda. Lapsed ja see minu nii-öelda hirmutamine, laste hirmutamine, te olete välja kiskunud sealt ainult ühe lause, et me vaktsineerime lapsed ära. Sinna eelnes selgitust sellest samast, mida ma ka siin ütlesin. Lapsel on õigus saada vaktsiin, kui ta seda soovib. Ja kui ta pöördub arsti juurde, ma soovin vaktsineerimist. Ja kui arst või õde leiab, et laps on kaalutlusvõimeline, siis see laps saab ka oma vaktsiini. Selleks, et saada arsti käest ravimit, ei pea olema teaduste doktor. Näiteks siin kolleeg tõi näite Diklakist. Ma eeldan, et selleks, et võtta vastu arstilt ravim, mis iganes on ta siis Diklak või karbamazepiin või mõni muu ravim, selleks ei pea olema teaduste doktor, vaid selleks tuleb doktorit usaldada. Oma autot te ka parandate autoremondi töökojas, vähemalt osa sellest, võib-olla mõned osa teete ise ja seetõttu ma soovitan ka inimestel käia ikkagi arsti juures või õe juures, kui nad tervist soovivad parandada.
Arstiks ja õeks õppimine võtab kaasa aastaid, õeks umbes 5 aastat, arstiks 10–12 aastat. Et ma arvan, et ükski inimene ei suuda ennast nii targaks guugeldada või AI-d kasutades saada, kui on seda arst või õde. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 4. küsimuse käsitlemise. Aga liigume edasi ja tänane 5. küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Züleyxa Izmailova ja teemaks on laste heaolu. Züleyxa Izmailova, palun. Aitäh, austatud juhataja, hea minister ja siinkohal tervitan kõiki Hiiumaa arste, kes on siin üleval rõdul meid külastamas. Aga tulen siis oma küsimuse juurde, et nimelt elab Eestis absoluutse vaesuse tingimustes 11 800 last. Ja praegu maailmas peetavad sõdade tulemusel näeme tegelikult, et hinnad kerkivad hoogsas tõusujoones, sealhulgas kasvavad toidukulud, kulud teenustele, elamiskulud ning kallinevad ka eluasemelaenud. Ja see kõik tegelikult tähendab seda, et neil, kellel on raske, läheb tõenäoliselt veelgi raskemaks. Ja seetõttu küsingi, et palun kirjeldage, kas valitsuses on üldse arutatud näiteks üksikvanemate muresid ja laste vaesuse probleemi laiemalt. Ja milline on valitsuse tegevuse plaan, milliseid meetmeid, millises ajakavas ja rahalise katte olete näinud ette absoluutses vaesuses elavate laste heaolu parandamiseks ja vaesuse vähendamiseks? Aitäh! Ja aitäh küsimuse eest. Tõepoolest, sõda Lähis-Idas on mureks, elukalliduse tõusu me võime prognoosida, hetkel juba esimesed sammud on selles mõttes nagu näha. See kriiside periood, kus elukalliduse tõus on olnud hästi kiire, on olnud meil hästi pikk. Et me ikkagi pandeemia ajast alates tänaseks juba 6 aastat on meil olukord, kus inflatsioon on olnud väga kõrge. Ja kahjuks täpselt sel hetkel, kui oli lootust, et me suudame inflatsiooni rohkem kontrolli all hoida, tuli meile uus sõda peale, mis selle inflatsiooni kõrgemaks ajab. Nüüd laste heaolu küsimused on minu kõrval oleva terviseministri laual. Ma selles mõttes saan temalt abi. Oleks olnud hea tema käest küsida otseselt, sest ta kindlasti on pädevam sellele vastama. Me oleme tõstnud selle valitsusega juba 2023. aastal või tegelikult toona oli peaminister Kaja Kallas üksikvanema lapse toetust, aga kindlasti on see teema, mis vajab arutelu. Meil on Eestis ebaproportsionaalselt haavatavas olukorras tõesti need pered, kus on üksikvanem, kes lapsi kasvatab. Ja ma arvan, et oluline on sinna tähelepanu pöörata. Eelseisvate eelarve aruteludel on see kindlasti üks olulisemaid teemasid. Elatisabi oleme me tõstnud 2-kordseks juba 2024. aastal ja vajaduspõhised õppetoetused teadupärast on ka 2-kordistunud. Nüüd, mis on oluline, ma arvan, peredele ja nendele vaesuses olevate laste peredele eelkõige on põhiteenuste kättesaadavus. Juhul, kui need põhiteenused ei muutuvad kättesaamatuks, siis sellel hetkel tegelikult see abivajajate hulk hakkab drastiliselt kasvama. Ja ma väga loodan, et ka kohalikud omavalitsused, kes nende põhiteenuste osutajad on selles kohas nagu silmad lahti ja mõtlevad täna juba selle peale, et me suudaksime neid peresid, kus lapsed absoluutses vaesuses elavad, siiski märkimisväärselt rohkem toetada. Kindlasti on abiks ka töötavate vanemate puhul palgatõusud, aga see ei ole piisav ilmselgelt. Nii et ma tänan tegelikult teid selle teema tõstatamise eest ja eks me peame seda eelarveprotsessis kindlasti arutama. Suur tänu ja lisaküsimus. Züleyxa Izmailova, teil on täpsustav küsimus, palun. Jah, suur aitäh. Väga hea, et te tõite selle elatisvõlgnike teema sisse. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja andmetel ootab Eestis elatisraha täna veidi üle, 15 176 last. Ja Justiitsministeeriumi poolt viimati avaldatud andmete põhjal ulatub laste elatisvõlg 120 miljoni euroni.
Ja kuigi need muudatused, mida te kirjeldasite, toimusid juba tegelikult sotsiaaldemokraatide valitsusoleku ajal ja pärast seda tegelikult pole edasisi arenguid toimunud, siis ma uuringi selle kohta, et milline on justiitsministri ja valitsuse plaan laiemalt elatisvõlglaste vastutusele võtmiseks ja laste ees oleva võla tasumise tagamiseks. Ehk siis milliseid muudatusi te teete täitemenetluses ja sanktsioonides ja kuidas parandate elatise väljamõistmise ja sissenõudmise kiirust ning millise ajakava ja milliste mõõdetavate tulemustega te seda kavatsete saavutada? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Ma siiski ütlen, et lastega perede kulude vähendamise puhul on ka pärast sotside lahkumist valitsusest otsuseid tehtud, näiteks automaksu erandi tegemine lastega peredele, see tehti siiski viimase aasta jooksul, kui sotsiaaldemokraate valitsuses pole olnud, nii et me neid samme oleme astunud, et lastega perede elamiskulusid või elamise jaoks vajalikke kulusid siiski nagu langetada selles tõsises inflatsiooni seisundis. Nüüd see küsimus justiitsministri tegevuse kohta, ma saan vastata siinkohal üsna laialt, öeldes, et justiitsminister selle teemaga päris põhjalikult tegeleb. Küll aga mis need lahendusteed on, jään ma vastuse võlgu, et mul on ikkagi palve ka Riigikogu liikmetele, et kui te tahate saada sisulisi häid vastuseid ja arutelusid, siis palun täpsustage oma küsimusi nii palju kui võimalik, sellepärast et tegemist on kohati faktilise infoga ja ei ole võimalik peast kõikide ministrite, kõikide tegevuste, kõiki lahenduskäike omada, et selleks, et saaks infotunnis ka päriselt arutelu pidada ja infot teile anda, selleks oleks vaja, et need küsimused oleksid nagu võimalikult täpsed. Et see on fookuses, see teema justiitsministril. Me oleme seda valitsuses laialt arutanud, et kas me peaksime võtma seal rangemaid meetmeid käsile, seda arutelu on olnud, aga mis need täpselt need lahenduskäigud tulemas on, seda ma hetkel ei oska teile vastata. Ja lisaküsimuse esitab Madis Kallas, palun. Lugupeetud istungi juhataja. Lugupeetud minister, ma küsingi lähtuvalt sellest, millele ka siis haridus- ja teadusminister täna küll peaministri ülesannetes viitas, et mis võiks olla need teemad, kus just teie portfell on see, mis selle teema eest vastutab. Õppekava kohustusliku osa eest ei tohi lastevanematelt raha küsida ja ma tunnustan siin ministrit, et üheselt ja selgelt on see ka nii avalikkusele kui ka tegelikult koolidele siis sõnumini edasi antud, sest sellest sõltub väga paljude laste heaolu, kellel ei ole võimalik erinevaid siis hüvesid saada, tulenevalt siis nende vanemate sotsiaalmajanduslikust seisust. Ja kõige suurem mure ongi just nende piirkondade lastega, kus tegelikult see muuseumipilet või teatripilet või erineva kunstinäituse pilet moodustab üliväikse osa, kuna peamine kulu on seotud transpordiga, eriti saartelt transpordiga, kui me räägime suurimatest keskustest Tartust ja Tallinnast, kus peamiselt need kultuuriasutused asuvad. Ja mul ongi sellest lähtuvalt küsimus, et kas valitsuses on arutatud ja kui, siis mis kujul on seda arutatud, et me ühelt poolt ei seaks ohtu meie muuseumite, teatrite, kunstiasutuste nii-öelda siis külastajate arvu. Me oleme aru saanud, et see on mingil määral kukkunud, kuna koolid enam ei käi nii aktiivselt. Ja teistpidi me samas tagame selle, et hiilivalt ei hakka meil toimuma nii-öelda õppemaksu kehtestamine koolides läbi selle, et üha rohkem ja rohkem õppekavas olevate asjadest peavad lapsevanemad maksma. Et kaks vastandlikku eesmärki, aga mure on arvatavasti mõlemal poolel. Aitäh! Jaa, aitäh. Minu arust hästi oluline teema ja meil on see arutelu ühiskonnas läinud väga emotsionaalseks. Ma saan aru, et lapsevanemad tahavad saada oma lastele parimat võimalikku haridust, aga lastevanemate panuse selline salajane järk-järgult suurendamine õppetöö eest tasumisse aina kasvatab meil seda hariduslikku ebavõrdsust, mida meil ka inimarengu aruanne väga tugevalt rõhutas, et see on meil Eestis kasvanud. Ja ega ta ei ole kasvanud loomulikult mitte ainult selle tõttu, et lapsevanemate panus on kogu aeg vaikselt kasvanud, vaid ka selle väga paljude muude asja tõttu, aga muu hulgas ka selle tõttu, et lastevanemate panus on vargsi kogu aeg kasvanud. Nüüd, mis on juhtunud, on 2021. aastal sisse viidud kultuuriranitsa põhimõte toona juba rahastusmudelina nägi ette
ette teise poole kulude katmise koolipidaja või kooli poolt. Ehk siis riik pani 50% ja teise poole pidi siis katma kool või koolipidaja. Mis tegelikult on täna siis rakenduses nagu juhtunud, on juhtunud see, et selle teise 50% kool küsib lapsevanematelt. Ehk siis kultuuriranitsa kasutamine ja selle osalus aktiivne sõltub sellest, kui tugevasti lapsevanemad oma osalusena sellesse kultuuriranitsasse panustavad. Kultuuriranitsa mõte on õppekava rikastamine, ehk siis õppekava kohustuslikud tegevused, muuseumid, õppekäigud. Ta ei ole õppekava väline tegevus, ta ei ole huviharidus, ta on õppekavaga seotud tegevus, sest tema disain juba toona eeldas koolipidaja oma osalust, aga koolipidaja oma osalus on täna kandunud ilusti sinna lapsevanema tasku peale ja see tekitab väga suurt ebavõrdsust. Ehk siis maapiirkondadest, kus lisaks teatripiletile on vaja veel osta ka buss, eks ole, tellida buss, siis see bussi tellimise kulu on ilusti lapsevanemate õlgadele pandud, et sealt hakkab tulema juba sisse see sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus, mitu korda sa selle raha eest tegelikult teatrisse jõuad, et mõnest kohast jõutakse 1 kord, aga linnalisest kohast jõutakse võib-olla käia 2 korda selle raha eest, eks ole, teatris ja see on murekoht. Nüüd ministeerium on tõesti võtnud seisukoha, et ei saa kultuuriranitsat ka niimoodi disainida, et temasse on vaikimisse sisse kirjutatud lastevanemate panus. Seda ei saa niimoodi teha. Ja me oleme kultuuriministriga jõudnud sellele põhimõttelisele arusaamale, et kultuuriranits peab variandina kas katma kogu kulu, eks ole, mis on teatrisse jõudmiseks või muuseumi õppekäikudeks mõeldud, või siis kui seal on oma osalus ja lõpuks jääb mingi oma osaluses, siis see on ilmselgelt koolipidaja vastutus, see ei saa olla lapsevanema vastutus oma osaluse täitmiseks. Annetuste vormis lastevanematelt selle oma osaluse küsimine on lubatud, aga nende õppekäikudes osalemine on kõikidel lastel võrdselt kohustuslik, nii et ei saa ühtegi last kõrvale jätta siis, kui tema lapsevanem ei ole annetanud, eks ole, õppekäikude jaoks. Nii et ma arvan, et see lahendus, kuhu me kultuuriministriga koos oleme jõudnud, on see, et me peame kultuuriranitsa eelarvet lihtsalt selle võrra suurendama, et me ei eelda enam lastevanemate isiklikku panust selle rahastamisesse. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 6. küsimus on taristuminister Kuldar Leisile. Küsib Riigikogu liige Vladimir Arhipov ja teemaks on Eesti merenduse taastamine. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister. Räägime taas merendusest. Eesti oli kunagi päriselt mereriik. Meile tulid oma kaubalaevastik, olid oma meremehed, toimiv merendussektor. Täna olukord on hoopis teine. Ja Eesti lipu all sõidavad laevu on päris vähe. Osa sellest sektorist on aastaga lihtsalt ära kadunud või Eestist välja liikunud. Ja kui me räägime merendusest kui majanduses ja konkurentsivõimes, siis see ju peaks ja võiks olla oluline haru Eesti elus. Kas valitsusel on täna olemas konkreetne plaan Eesti kaubanduslaevastiku taastamiseks ja merenduse arendamiseks? Ja kui ei ole, kas me siis jääme oma merendusega kuskil ainult ajaloo õpikutest? Aitäh! Aitäh! Ja see on väga hea ja väga tähtis teema, mis on selline hästi pika tegevusega, ehk siis ei ole nii võimalik, et teed ühe otsuse ja kõik on hästi. Aga ma räägin nagu palutud siis selle aasta suurematest tegevustest, mis merenduse vallas on. Et Eesti merenduse jätkusuutlikkus tõesti on väga oluline ja tegevused selleks on kirjas nii Vabariigi Valitsuse tegevusplaanis kui ka koalitsioonileppes. Ja meie eesmärgiks on, et Eesti oleks tugev mereriik ja konkurentsivõimeline laevanduses ja meretööstuses, et meresõiduohutus oleks tagatud ning merekeskkond oleks puhas ja hoitud. Ja Kliimaministeeriumis tegelebki sellega mitmel suunal, ehk siis me kujundame merenduse pikaajalist arengut, transpordi ja liikuvuse arengukava ning meremajanduse valge raamatu kaudu ja toetame Eesti sadamate ja logistikakoridoride arengut ja töötame selle nimel, et Eesti oleks atraktiivne lipuriik ning panustame meresõidu ohutusse ja kestlikku sinimajandusse. Ma toon välja ka mõned
suuremad tegevused merenduse suunal, mis siis käesoleval aastal on. Et esiteks laevanduspakett 2.0, mis siis koosneb meretöö seaduse muutmise seaduse eelnõust. Ehk siis muudame tähtajaliste lepingute sõlmimise regulatsiooni, nähes ette kollektiivlepinguga võimaluse sõlmida tähtajalisi töölepinguid 3 aasta jooksul piiramatu arvu kordi. Ja samuti muudame tööaja piiri regulatsiooni, viies selle kooskõlla rahvusvahelise praktikaga. Teiseks laevaregistrite reformi käsitlev eelnõu. Ehk siis laevaregistrite reformiga kujundatakse ümber senised Eesti laevaregistrid, luuakse uus laevaregister ja rahvusvaheline laevaregister, mida mõlemad hakkab pidama siis Transpordiamet. Ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ja muudatustega laiendame täna kehtivat tonnaažikorda, et see vastaks paremini Euroopa Liidu riikide praktikale. Lisaks on siis veeteetasu reform ehk siis meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Planeeritud muudatusega hakkavad veeteetasu soodustust saama just keskkonnasõbralikud laevad. Ja lõpuks laevade ümberehitamine ehk siis niinimetatud retrofiti toetusmeetme rakendamine ja edasiarendus. Ja sinna me siis taotleme ka riigiabi luba, et neid tingimusi veelgi laiendada. Aga see rahastus, mis on retrofitile selleks aastaks ette nähtud, hea uudis on see, et see on ka praegu taodeldud ja on töös. Aitäh! Aitäh! Vladimir Arhipov, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! Lugupeetud minister, te rääkisite nendest plaanides küll väga kenasti, aga kas mingisugune ajaraamistik ka on lähiaastatel oma kaubalaevestiku taastada, sest praegu meil on kuskil, nagu ma mäletan, 5-16 laeva või alust ja millal see kasvama hakkab, on mingisugused reaalsed numbrid ka olemas aastate järgi. Ja teine küsimus oleks, et võib-olla teil haridusminister aitab ka sellele vastata, et meil on päris palju õppekohti, kus laevandust õpitakse, aga enamus neist ju läheb võõra riigi lipu alla, et miks me teda siis teeme, kas vaadates tulevikku, et see kunagi meil läheb vaja või mis mõte sellel on? Aitäh! Jah, aitäh! Sellist konkreetset plaani, et mis aastal kui mitu kaubalaeva peaks Eesti lipu alla tulema, seda ei ole, aga see on selline kompleksne teema, et siin ei saa nii, et teeme ühe meetme ja siis tuleb neid laevu nii ja naa palju, et see eeldab nagu mitmete tegevuste tegemist, mida ma enne ka üles lugesin, sama laevaregistrite reform on üks asi ja tulumaksuseaduse muutmine ja need on nagu mitmeid vorme. Küll on aga selge, et me saaksime neid kaubalaevu küll oma lipu alla, kui me lihtsalt teeks kõike piltlikult tasuta või maksaks peale. Ehk siis seda teed on läinud mõned ka Euroopa riigid, mõned saareriigid just, ja sisuliselt teevad kõike kas siis tasuta või sellise raha eest, mis kokkuvõttes ei ole Eesti-sugusele riigile ei ole mõistlik. Nii et me ei lähe neid kaubalaevu ega ka muid laevu ei lähe meelitama nüüd kõige odavamate tasudega, sest Eesti ei ole kõige odavam riik nagunii igasuguste teenuste pakkumise osas. Teisalt aga seesama laevaregistrite reform on hea näide, et kus me seda Eesti ka digiriigi headust tahame ka selgelt merenduses ära kasutada, et tuleb tunnistada, et see laevaregistrite teema on jäänud ajale jalgu ka digiriigi mõistes, nii et see on üks hea meede, mille abil tulevikus kaubalaevu meelitada, aga nii, et sellest lõpuks ka rahaliselt riigile kasulik oleks. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Peeter Ernits, palun. Hea juhataja, lugupeetud minister. Et sellest on möödas juba vist 6 aastat või üle 5 igal juhul, kui me siin üsna aktiivselt siin saalis tegutsesime ja mitmeid seadusi vastu võtsime. Ja tõsised arutelud olid. Ja see oli see uljas plaan, see kuni 250 kaubalaeva Eesti lipu alla tuua, toona ei olnud midagi.
noh, praegu on natukene tilkud siia poole ja kõik need uljad plaanid, aga üle 5 aasta või 6 aastat juba on möödas sellest ja tuul nendes purjedes on raugenud. Valitsuse fookus ei ole enam merendusel, mis võiks olla Eesti kui pikaaegne mereriik. Ja noh, see, et sa rääkisid neid punkte, mida siin on tehtud, aga tegelikult ju, mis sinu hinnang on? Kas praeguse valitsuse ajal, selle ajutise valitsuse puhul on mingit lootust läbimurdeks või loksub samamoodi edasi, et Eestist mereriiki ei saa praegu, fookused on hoopis mujal, kas ma ei hakka nimetama, kus koha peal, aga aitäh. Aitäh. Ja tõesti, merendus on selline pika vinnaga teema ja täiesti õige, et kui 5-6 aastat tagasi sai seda aetud, siis olud olid teised ja ma arvan, üks põhitegureid oli võib-olla see, et kas me tahame nagu iga hinna eest saada neid kaubalaevu oma lipu alla või me tahame saada niimoodi, et see oleks tervele riigile mõistlik. Et kui iga hinna eest, et siis on võimalik, et teeme kõike tasuta või maksame peale, aga ma arvan, tänases mõistes see ei ole nagu riigi seisukohast mõistlik. Nüüd teine tegur on veel, et kuna meil on transiit just idasuunal on ära kukkunud, et siis ka meie sadamad on alakoormatud, aga samas meie sadamad on väga heal tasemel ja siin ma pean küll ütlema, et riik teeb väga palju või teeb kõik, mis oskab, et nii meie sadamatesse saada kaupa tagasi kui ka kogu merendus uuele tõusule viia. Et üks hea konkreetne meede ongi seesama retrofit, mida korraga mainisin, mis on ka tegelikult nagu mitu aastat ette valmistatud ja eesmärk on siis see, et tuleks meie sadamatesse ja meie siis firmadesse, kes sadamates on, tuleksid siis need kas Eesti lipu all või ükskõik mis lipu all laevad, keda me saame siis keskkonnasõbralikumaks ümber ehitada. Ja seal kalkulatsioon on selline, et meil on selle jaoks 25 miljonit eurot seda toetust ja kogu töö, mis sinna läheb tänu sellele 25 miljonile, on kuskil 170 miljonit, mida saavad siis ettevõtted teha kokkuvõttes nende laevade keskkonnasõbralikumaks tegemiseks. Miks ma seda räägin, on veel see ka, et maailmas on tuhandeid laevu, mis on vaja keskkonnasõbralikumaks teha, ümber ehitada ja see on Eestile suur võimalus, et kui me seda läbi selle retrofiti nii-öelda pilootmeetme teeme edukalt, et siis me saame ka palju laevu siia, kes saavad nii-öelda haisu ninna, et Eestis on mõistlik seda ümberehitust teha. Ja see ei ole siis mitte ainult siis nii-öelda mootorite ümberehitus keskkonnasõbralikumaks, vaid seal on kas või ka mööbli vahetus ja igasugused muud tegevused, nii et väga paljud Eesti ettevõtted saaksid oma panuse anda. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 6. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Ka 7. küsimus on taristuminister Kuldar Leisile. Küsib Riigikogu liige Aivar Kokk ja teemaks on taristu. Aivar Kokk, palun. Aitäh, juhataja, minister. Me teame täna, et Tallinn-Tartu raudtee elektrifitseerimine on üle 2 aasta täna veninud. Ja me ei ole saanud vastust, et palju see siis tegelikult maksma rohkem läheb. Me teame, et eelarvest on Elronile ja Eesti Raudteele raha juurde antud, kuna uued rongid seal peale sõita ei saa. Äkki te oskate seda kommenteerida. Teine pool on Rail Baltic. Mis siis ikkagi lõpuks meie valitsuse seisukoht on? Et väga selgelt me teame, et Läti pool ei kavatse lähiaastatel hakata Riiast Eesti poole ehitama. Kas täna ikkagi oleks mõistlik väga selgelt öelda, et Eesti ehitab Tallinn-Pärnu liini valmis ja alustab Pärnust Häädemeeste poole ehitamist siis, kui ka Läti need otsused teeb? Praegusel hetkel on olukord selline, et
meie kulutame, investeerime ja ühel hetkel peaks see rong hakkama sealt tagasi sõitma. Me teame väga hästi, et tegelikult me ehitame poolt Rail Balticut, teist rööpapaari me ju maha ei pane, mis oli algul planeeritud, sest hinnad on nii palju taevasse läinud, et selle raha eest võiks ju midagi targemat teha. Aitäh! Jah, aitäh! Et kahjuks see informatsioon selle küsimuse täpsuse osas oli mitte nii piisav, et ma oskaks praegu öelda numbrite kohta, mis puudutavad Tallinna-Tartu raudtee elektrifitseerimist. Et kui ette saadud küsimuse nimi oli lihtsalt taristu, siis ma ei varustanud ennast selle raudteeliini numbritega. Aga Tallinn-Tartu elektrifitseerimine peaks saama valmis siis selle aasta lõpus, nii et siis saavad uued Škoda rongid sõita siis Tallinnast Tartusse. Täna nad sõidavad siis kuni Tapani, need selle aasta lõpust Tartusse ja sellega siis vabanevad need praegused Stadleri rongid, millega saab siis tihendada muid raudteeliine Eestis. Ja samal ajal hakkab käima ka Tallinn-Narva, õigemini Tapa-Narva liini elektrifitseerimine. Nüüd see, mis puudutab Rail Balticu ehitust ja Eesti seisukohta, et siis endiselt kehtib 3 riigi vahel alla kirjutatud leping, kus on võetud kohustus 2030 Rail Baltic valmis ehitada ja see on siis üks rööpmepaar. Ehk siis, kui oli siin küsimuses juttu, et kas üks või kaks, et üks on poolik lahendus, siis tegelikult üks on hea lahendus, mis on siis võetud praegu eesmärgiks, et 2030 on valmis. Ja teine rööpmepaar, see otsus tuleb siis, kui seda on vaja teha, ehk siis seda ei ole praegu vajadust, ei ole ka vaja nagu ette näha, et millal see otsus tuleb, sest piisavalt kõik see liiklus mahub ära ka esimestel aastatel ühe rööpmepaari peale. Ehk siis küsimus see, et kas Eesti ehitab Eesti piirini välja või mitte, siis jah, endiselt on seisukoht, et kuna kõik riigid on selle lepingule alla kirjutanud ja oma osa peavad tegema, siis Eesti ka liigub täna tempos, et 2030 on meil kogu Eesti trass ühe rööpmepaariga valmis. Aitäh! Aitäh! Ja Aivar Kokk, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh! Te teate väga hästi, et Läti pool on selle öelnud, et enne 2035 isegi teoreetiliselt ei ole võimalik, et see trass Riiast jõuaks Eesti piirini. See on ametlikult välja öeldud, seda on ka käidud siinsamas Riigikogus öeldud, nii Läti parlamendi kui valitsuse poole pealt, et selleks raha täna ei ole ja see reaalsus ei ole, isegi projekteerimisega ei tegeleta seal ju sellisel pool. Ma küsiks teistpidi, et see raha, mis praegu sinna kuhugile kulutatakse, siis me teame, et ka tänase lõigu, mis on Tallinn ja Pärnu vahel, tehakse seal imeasju, et 10 lõiku eraldi projekteeritakse, alused on täiesti erinevate kihtidega nendel lõikudel, mis on täiesti ebaloogiline, projektid ei ole sarnased, terve lõik peaks olema lahendatud ühtemoodi ja algusest peale oleks pidanud ka olema seal kasutatud meil põlekivi jääki ehk slakki seal, mida nüüd hakatakse alles arvestama, siiamaani ei ole, see otsus oli juba üle 5-6 aasta tagasi, et uuringud näitasid, et seda tohib kasutada pealmistes kihtides, seda ei ole. Ma küsin teistpidi, et 5 aastat tagasi ehitati Riisipere-Turba raudteed ja seega on ka valmis saanud, aga Turbast edasi ei ole millegipärast kuidagi Rohukülani ehitust tegema hakatud, et võib-olla oleks ikka mõistlik täna mitte teha neid kulutusi Pärnust edasi, vaid ikkagi riigisiseselt regionaalpoliitikat tegeleda ja ehitada valmis Turba-Rohuküla lõik, mille jaoks on ehitusprojekt olemas. Et kui ma saan aru, et 2+2 maanteede ehitamisel on see probleem, et
Maanteeamet ei ole viimase 5 aasta jooksul ikka jõudnud neid ehitusprojekte valmis teha, et seal ehitusi teha, isegi kui raha oleks, siis seal on olemas. Et kuidas te suhtute sellest, et Tallinn-Tartu raudtee pealt peaks trahvinõuded olema piisavalt suured, et sealt jääks raha üle? Ma sain küll vastuse siin mõni nädal tagasi, et Siemensi käest ju raha ei tohi küsida, ta on nii püha lehm või ettevõte, et aga Eesti ettevõtete käest saab alati trahvi küsida Rail Balticu peal hommikust õhtuni. Et kuidas on, et kas te olete mõelnud Turba ja Rohuküla vahelisele raudteelõigu ehitamiseks ka rahalisi vahendeid leida? Aitäh, Aivar Kokk. Härra minister, palun. Jah, aitäh. Esiteks see Läti seisukoht, mida on ka siin Riigikogus öeldud, on siis Läti opositsiooni poolt, ehk siis Läti valitsuse poolt on endiselt 2030 eesmärk. See, kui opositsiooni tegelased käivad rääkimas mingit teist juttu, siis meie seda aluseks võtta ei saa. Siis Rohuküla raudtee ehitust eelarves täna ei ole viimased aastad olnud ja Rail Balticu raha Rohuküla raudtee ehituseks kasutada ei saa. Omafinantseeringut saab, aga seda meil eelarves ei ole olnud viimastel aastatel, nii et otseselt üle kanda ei saa seda rahastust. Ja mis puudutab 2+2 teede projekte, et siis see ei ole õige, et projekte ei ole tehtud Transpordiametil, sest et kui Pärnu suunas praegu töö käib, siis need projektid olid olemas ja ka Tartu suunas seal on 2 lõiku, üks on, mis läheb töösse, üks on Imavere risti ümberehitus, seal oli projekt olemas, nii et saab kohe töösse minna ja teine siis see vahelõik, seal käib siis projekti ümber tegemine. Et projektidega ongi see omapära ju, et kui need liiga vara valmis teha, et siis tihtipeale nõuded muutuvad või midagi muutub ja tuleb ümber teha, nii et ma hindan seda nagu väga heaks, et Transpordiamet on need projektid valmis teinud ja ma meenutan, et mu ühed esimesed päevad, kui ma ministriks tulin, et siis oli sõnum nii Transpordiametile kui ka kohalikele omavalitsustele, et tehke projektid, kui te tahate, näete ette, et mingid teed peavad minema remonti või ehitusse, et siis tehke vähemalt projektid valmis, et projektid on odav teha, et kui rahastus kunagi tuleb, et siis saab kohe töösse minna. Ja õnneks nii on enamjaolt läinud ka. Aitäh. Aitäh ja lisaküsimus esitab Priit Sibul, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees ja minister. Ma jätkan sealt, kuhu te jäite, et teeme projektid valmis. Lätlased ei tee isegi projekte. Projekti pole isegi Rail Balticu osas olemas, eks ju, millele te viitate, et kui me vaatame seda, mis tuleb siia poole ja siis te ütlete, et me lähtume sellest, mida me oleme aastaid tagasi alla kirjutanud. Alla kirjutasime sellele, et 4 miljardiga saaks 2 rööpmega raudtee, eks ju, Poolani. Nüüd täna Poola ütleb, et Leedu lõik, see eile ütles, vabandust, et ei ole võimalik. Lätlased on öelnud, et ei tee, neil pole isegi projekte tänaseks ja meie ütleme, et paneme endiselt edasi. Et mina soovitaks hakata elama reaalsuses ja tegelikkust arvestavalt, mitte nendes unistustes, mida me aastaid tagasi kokku leppisime, eks, et me jätsin mainimata, et nüüd 2 rööpmepaari asemel tuleb 1, eks ju, mida me planeerime 4 miljardi asemel 23, laias laastus, kui me räägiks sellest projektist, mida me alla kirjutasime, siis võiks selle maksumus tänaseks olla 40 miljardit ehk umbes 10 korda rohkem. Et see ei ole see projekt, mida me oleme alla kirjutanud, nii et laske lahti, vaadake, mis reaalsuses toimub. Ja sellest tulenevalt mul küsimus või ettepanek, et kas teie hinnangul oleks mõistlik praegult lõpetada kõik tegevused, mis Pärnust Häädemeeste suunas liiguksid, seni kuni ei ole selge Läti ja Leedu suuna osas, et on projektid valmis, ehitushanked olemas ja asjad toimiksid. Ehk me peataksime kõik tegevused Pärnust siis Läti suunas looduses, et seniks, kuni jõutakse järele ja on arusaadav, et see projekt kuidagigi moodi realiseerub. Aitäh. Aitäh. No see ei ole päris tõene, et Lätis ei projekteeritagi, ehk siis on samamoodi, et järjest lõikude kaupa minnakse nii projekteerimise kui ehitusega edasi ja see ei ole mitte ainult Lätis, vaid Eestis ja Leedus samamoodi. Aga see, mis puudutab Pärnust allapoole suunda, siis Eesti
ehitusjärjekord ongi sedapidi, et me liigume nagu ülevalt allapoole, ehk siis Pärnust allapoole tegevused on viimases järgus ja seda ka sel põhjusel, et seal trassi kooskõlastamine vastavalt siis keskkonnanõuetele ja ümber paigutamine, et see võttis aega lähtuvalt siis keskkonnateemadest. Nii et täna tegelikult Pärnust allapoole suuri kulusid ei ole, vaid me oleme seal, kui võrrelda muu trassiga Eestis, siis olemegi seal nagu ajaplaanist nagu viimases järgus. Aga me liigume seal ka edasi, sest seal on ka ettevalmistavad tegevused, mida on mõistlik kindlasti praegu teha. Suur tänu. Sellega lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 8. küsimus on sotsiaalminister Karmen Jollerile. Küsib Riigikogu liige Varro Vooglaid ja teemaks on NETS-i eelnõu. Varro Vooglaid, palun. Ja, suur tänu. Avalikkuses on põhjustanud poleemikat küsimus sellest, kas ministeeriumis välja töötatud uue NETS-i eelnõu kohaselt ikkagi säilib täielikult vaktsineerimisvabaduse põhimõte. Ja te tänases infotunniski olete juba kinnitanud eelnevatele küsimustele vastates, et säilib. Aga emotsioonidesse laskumata ma mõtlesin, et äkki me vaataksime seda küsimust siiski natukene detailsemalt ja lähemalt, et te annaksite ka meile omapoolsed selgitused, millele tuginedes võiks omada kindlust, et see tõepoolest niimoodi jääb. Nüüd Delfis on avaldatud selline artikkel, mis kannab pealkirja Faktikontroll, kui ei vaktsineeri, maksad trahvi, küsimärk, ei, uus nakkushaiguste tõrje seadus ei muuda vaktsineerimist kohustuslikuks. Ja seal on siis Sotsiaalministeeriumi ametnik Kerli Reintam-Kutan kinnitanud, et põhimõtteliselt võetakse uude eelnõu üle lihtsalt praeguses seaduses juba olemasolev säte, aga tõstetakse trahvimäärasid 100 trahviühikult 300 trahviühikule füüsilistele isikutele. Ometi see väide ju selles mõttes ei vasta tõele, et ei võeta üks-üheselt seda sätet üle, vaid sõnastust muudetakse. Ma võin ka teile ette lugeda, kuidas need on, kui teil eelnõu käepärast ei ole või kehtivat seadust. Kehtiv seadus ütleb paragrahvis 46, et karistatakse immuniseerimiste tähtaja läbi viimata jätmise eest. Immuniseerimiste tähtajaliselt läbi viimata jätmise eest kuni 100 trahviühikuga. Ja eelnõu ütleb, karistatakse immuniseerimise tähtajast kinni pidamata jätmise eest kuni 300 trahviühikuga. Nii et nagu näha, tegelikult see sõnastus ei ole sama. Veel kord, kehtivusõiguses räägitakse immuniseerimiste tähtajaliselt läbi viimata jätmisest, mis viitab väga selgelt meditsiinitöötajatele, sest kes teine saab immuniseerimisi läbi viia. Aga eelnõu paragrahvis 37 öeldakse, et karistatakse immuniseerimise tähtajast kinni pidamata jätmise eest, mis võiks osutada ka kõigile teistele füüsilistele isikutele, kes peaksid ennast vastava kohustuse kehtestamise puhul laskma immuniseerida. Et kuidas te seda kommenteerite? Et miks on siis seda sõnastust muudetud, kui printsiipi ei soovita muuta? Aitäh! Jah, aitäh küsimuse eest ja ma tegelikult tunnustan selle eest, et te olete öelnud konkreetselt, millise eelnõu kohta teil küsimused on. Sellepärast, et meil on siin olnud täna probleemiks, et väga üldiselt öeldakse küsimus valdkonnast ja siis on ääretult keeruline vastata. Aga antud säte puudutab siis tõesti tervishoiutöötajat ja eelkõige lepinguid, mis on sõlmitud tervishoiutöötajate ja näiteks Tervisekassa vahel. Ehk et ja isegi mitte tervishoiutöötaja, vaid ka see asutus, kus ta töötab. Et see ei ole mõeldud selleks, et karistada inimesi, kes ei vaktsineeri ennast, vaid pigem selleks, et distsiplineerida asutusi, kes on lubanud näiteks teha vaktsineerimine ja ei ole seda üldse teinud. Seejuures vaktsineerimise juures tervishoiutöötaja peab veenduma, kas inimene, keda ta hakkab vaktsineerima, üldse soovib seda. Ja kui ta ei soovi, siis ta ei tohi vaktsineerida. Eeldus on muidugi, et sellel inimesel on olemas kaalutlusvõime, mille hindamise juhend on tegelikult aastaid tervishoiutöötajatele teada. Et me oluliselt ei muuda, me muudame siin trahvimäärasid kaasaegsemaks, et muud me ei tee, sest et eelnõu tegelikult
See seadus on võetud aastal 2003 vastu ja osad tervishoiutöötajad meil on veel FIE-d ehk füüsilised isikud, et siis riiklike üldiste põhimõtete järgi on need määrad kehtestatud. Aitäh! Suur tänu! Varro Vooglaid, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja suur tänu! No seda, et see säte on mõeldud tervishoiuteenuste osutajatele, on öeldud ka selles Delfi faktikontrolli artiklis ja see on kõlanud läbivalt. Aga küsimus, mis nüüd tekib, on see, et miks mitte siis sellesse sättesse kirjutada selgesõnaliselt, et see on mõeldud tervishoiuteenuste osutajatele. Ma osutan veel kord, et eelnõu paragrahv 37, mis räägib siis vastutusest, eks ole, ütleb seda, et karistatakse immuniseerimise tähtajast kinni pidamata jätmise eest. Kõik. Aga miks ei võiks kirjutada siis sinna sama sätte esimese lõike algusesse, et nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks ette nähtud immuniseerimise tähtajast kinni pidamata jätmise eest? Miks ei võiks selle asemel kirjutada, et tervishoiutöötajaid või tervishoiutöötajate poolt nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks ette nähtud immuniseerimise tähtajast kinni pidamata jätmise eest? Et kui lisada sinna sama sätte algusesse 2 sõna tervishoiutöötaja poolt, siis ei ole enam võimalik seda tõlgendada kuidagi teistmoodi kui selliselt, nagu te praegusel hetkel selgitate. Aga kui sinna mitte kirjutada paragrahv 37 lõike 1 algusesse neid 2 sõna tervishoiutöötaja poolt, siis on võimalik sätet tõlgendada sellisel viisil, et see kehtib mitte ainult tervishoiutöötajate, vaid ka kõigi teiste suhtes. Ehk siis ma täpsustava küsimusena küsiksingi teie käest seda, et kas te olete nõus minu ettepanekuga, et võtta ära vääriti tõlgendamise võimalus, millisel juhul saaks ju vastutust rakendada kõigi isikute suhtes, võiks sinna need 2 sõna lisada ja olekski kogu küsimus lahendatud. Aitäh teile! Ma saan seda täpsustada kindlasti, et kas see 2 sõna lisamine kuidagi muudaks. Aga kui vaadata, siis tegelikult siin on öeldud ka seda, et ma tsiteerin, nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks ette nähtud immuniseerimine. Ehk et kui me räägime epideemilisest levikust, siis ühe inimese vaktsineerimine või vaktsineerimata jätmine kindlasti ei mõjuta epideemilist levikut. See tähendab seda, et me peame vaktsineerimata jätma korraga päris palju, 10, 100, võib-olla ka 1000 inimesi. Ehk et kui tervishoiutöötaja või siis tervishoiuasutus eirab seda meedet, mis on mõeldud epideemilise leviku tõkestamiseks, siis nagu ma aru saan, või nagu siin seaduses on kirjas või eelnõus, et siis rakendub see trahvide paragrahv. Aga ma täpsustan oma majas üle, küsimus on hea, et kas oleks vaja sõnastust täpsustada. Aitäh! Aitäh ja lisaküsimuse esitab Anti Poolamets, palun. Ja lugupeetud minister, eelmine küsija osundas väga olulisele teemale, et praegu ei ole see arusaadav, selge ja seda võidaksegi teistmoodi tõlgendada. Ehk siis see peab olema punktilt selge. Ja kuhu tahtsin mina jõuda, tahan tagasi jõuda kaalutlusõiguse juurde, mida te just eelmise küsimuse puhul märkisite. Et ikkagi, mida tähendab see lapse kaalutlusõigus? No võtame tõesti ühe elulise näite. Rimantas Jankunas, Leedu endine ravimiameti asedirektor, kes 10 aastat seda ametit pidas, praegune parlamendi liige, kes esines sügisel ka meie konverentsil, osundas selgelt, et vajalikud uuringud mRNA vaktsiinide puhul jäidki tegemata, rikuti kõiki reegleid, mis enne olid olnud vägagi ranged. Seda räägib Leedu ravimiameti asedirektor ja tema ei saanud seda aktsepteerida. Et katsuge siis nüüd 10-aastasele lapsele, kellel on siis nüüd kaalutlusõigus või 13-aastasele, kui talle tähtis tädi, arstitädi ütleb, et ei sa ikkagi võiksid seda süsti teha ja kaalutle nüüd hoolega ja et kuidas tema saaks nagu teha ratsionaalset või kaalutletud otsust. Minu silmis kaalutlemisega ei ole siin mitte midagi pistmist, et mingil määral ikkagi aitab teda otsust langetada elukogenum vanem. Ja praegu niimoodi seda sätestada on ikkagi äärmiselt ohtlik. Ja tulemus ongi, kui me võtame selle Rimantase juhtumi, et asi, kus Leedu ravimiameti endine direktor hoiatab, et ravimid on kontrollimatud, katsetamata
ja siis laps muudkui otsustab või? See ei ole ju usutav. Mida teie sellest arvate? Aitäh, mul on hea meel, et te tagasi tulite mRNA vaktsiinide peale, sellepärast, et mul jäi see vastamata. Esiteks, kui me räägime mRNA vaktsiinidest, siis vaktsineerimiskalendris pole mitte ühtegi mRNA vaktsiini, mida peaks tegema lastele. See on esiteks. Teiseks, Eestis erinevaid vaktsiine lubab kasutusele võtta spetsiaalne ekspertkogu, kus on muu hulgas ka tipptasemel, maailma tipptasemel arstid ja teadlased, kes ei ole lihtsalt igapäevatööd tegevad arstid ja teadlased. Nad kaaluvad kõiki aspekte, kas uuringuid on piisavalt tehtud, kas on uuringuid tehtud õige metoodika järgi ja nii edasi ja nii edasi. mRNA vaktsiinide kohta levib tohutult palju väärinfot, mida teie ka siin praegu levitate, näiteks seda, et uuringuid ei ole piisavalt tehtud. Olen lugenud neid uuringuid ja mRNA vaktsiinide puhul on uuringuid turule tuleku eelselt tehtud rohkem kui keskmisel vaktsiinil või ravimil, mis tuleb turule, ehk et rohkematel inimestel, kui ma täpsustan. Meil ei ole lubatud Eestis mitte ühtegi ravimit, mitte ühtegi vaktsiini müüa, mis pole spetsiifiliselt Ravimiameti ja vaktsiinide puhul ka ekspertkomisjoni juurest läbi käinud. Ja seal tegutsevad teadlased ja arstid. Kas nüüd lapsevanem on võrdväärne oma teadmiste ja võib-olla ka elukogemuse poolest ekspertidega? Mina arvan, et ei ole. Sellepärast minnaksegi arsti juurde abi saama. Ka näiteks sellest, kas me võtame ibuprofeeni või on vaja hoopis kangemat ravimit või mingisuguste muude sümptomite, haiguste puhul. See ongi põhjus, miks arsti juurde minnakse, sest arst on õppinud ja ta teab. Sama on ka vaktsineerimisega. Väga soovitan kuulata, mida räägivad arstid. Seda, et üks inimene räägib mingit teist juttu, ma ei tea, mis haridus on härra Rimantasel, võib-olla peate uurima, mis haridus, mis kogemus, aga siin tuleb väga vaadata, kes mida räägib, mis tema huvi on ja nii edasi. Meditsiiniline haridus ei anna inimesele veel oskust absoluutselt kõikides meditsiinivaldkondades nõustada või anda arvamust. Näiteks mina ei lähe neurokirurgi õpetama, ma väga usaldan neurokirurgi või uroloogi näiteks, ma ei lähe õpetama. Teie tunnete väga lähedalt ühte väga head uroloogi. Ma arvan, et ei ole, ega ka mina ei ole tema teadmiste ja oskustega võrdväärne. Seepärast ma alati kutsun üles kuulama spetsialiste ja ärme levita väärinfot. mRNA vaktsiinid on ka turvalised, vähemalt need, mis on Eesti turul. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 8. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 9. küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teemaks on süvenev õpetajate puudus. Vadim Belobrovtsev, palun! Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister, viimased uudised on kahjuks juba sellised vanad uudised, võib niimoodi öelda, et Eesti koolid kannatavad jätkuvalt terava õpetajate puuduse all. Haridusameti hinnangul vajavad ainuüksi pealinna koolid uueks õppeaastaks umbes 700 uut õpetajat. Puudu on eelkõige loodusteaduste ja eesti keele õpetajatest ning tugispetsialistidest. Hiljuti tehtud uuringu kohaselt on Eestis õpetaja keskmine vanus 49, mis on kõrgem OECD keskmisest 4 aasta võrra. Ja üle poole meie õpetajatest on 50-aastased või vanemad, alla 30-aastaseid on ainult 9%. Õpetajate keskmine vanus on Eestist kõrgem vaid 4 OECD riigis ja palgaga jääb rahule vähem õpetajaid kui võrdlusriikides, 30%. Kusjuures on oluline fakt, et 2018 näiteks oli see number 39 ehk see number tegelikult kahaneb. Ja kõige masendavam näite on see, et 46% õpetajatest ei kavatse oma ametisse rohkem kui 5 aastaks edasi jääda, nagu näitas see uuring. Ja samal ajal viimane õpetajate küsitlus, mille viis läbi Tallinna Haridusamet, näitab, et õpetajaid sunnib ametist lahkuma mitte ainult palk, vaid ka suur töökoormus, ühiskonna kõrged ootused ja bürokraatia, mida ministeerium ilmselt vähendada ei plaani. Õpetajate sõnul lisanduvad sellele ka erinevad HTM-i poolt rakendatavad reformid. Pedagoogid pool naljaga räägivad, et mõnikord saad uuendustest teada uudistest või alles töö käigus pärast seda, kui neid on juba vastu võetud. Need on värsked andmed, mida edastas siis ERR.
Ja minu küsimus ongi, et mida me selles olukorras teeme, et kust need uued õpetajad tulevad, soovitavalt kvalifitseeritud ja sooviga jätkata koolis pikemalt kui 5 aastat. Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Ma saan aru, et te viitasite TALISE uuringule. Eeldan, et see on see, kus teie andmed pärinevad, et ma ei tea, mis uuring, loodetavasti oli see TALISE uuring. Ma pean ühe asja ära klaarima. Ma kindlasti ei ole nõus selle suhtumisega, et kui meil on pooled õpetajad üle 50-aastased, siis see on probleem. Ma olen ka 50-aastane. Ma arvan, et mul on veel kõva 30 aastat tööturul aktiivset tegevust, nii et ma loodan, et ma ei ole probleem tööturule, et ma ei ole statistikas probleem, et ma olen kogenud, ma olen elu kogenud, ma olen professionaalselt kogenud, ma arvan, et 50-aastane õpetaja on väga-väga hea õpetaja ja pigem on küsimus selles, et need õpetajad jaksaksid seda tööd teha, et nad jätkuvalt hoiaksid kinni oma professionaalsest arengust õpetaja ametis ja ei lahkuks mujale, mitte see, mis vanus sellel inimesel on. Et õpetaja on paraku selline töö, kus küpsetakse kogemuse pealt, et mida rohkem sa tööd lastega teed, seda targemaks sa sellest tööst saad. Nüüd õpetajate järelkasvust, et viimaste valitsuste ajal, mis on siis alates 2022. aastast, on tehtud väga palju otsuseid, mis õpetajate järelkasvu kindlasti paremaks teeb. Ma võin neid siin lõputult ette lugeda, alates sellest, et meil on õpetajate karjäärimudel, mis alustavaid õpetajaid toetab. Meil on õpetajate palk tõusnud, meil on ülikoolidesse sisenenud rekordarv õpetajakoolituse üliõpilasi. Aga seda ilmselt te teate ka ise, et ei saa öelda, et valitsused on lihtsalt pealt vaadanud seda, et õpetajatel väga keeruline on ametisse leida kooliaasta alguses professionaalset kvalifikatsioonile vastavat õpetajat. Aga olukord ongi selline, et töötuid õpetajaid meil ei ole, et kui on vaja õpetajat ametisse, siis tuleb seda professionaalset inimest väga aktiivselt ka tööturul muidugi otsida ja tuleb eelkõige hoida neid inimesi, kes täna tööl on. Nüüd, mis puudutab bürokraatiat, ma olen seda sellist kaikaga vehkimist, et kohutav bürokraatia, mida toodetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt, et see justkui lämmatab õpetajate töö. Me küsisime koolijuhtidelt ja õpetajatelt endilt, palun loetlege need tööülesanded, mis teie arvates tuleks ära jätta selleks, et ei oleks seda bürokraatiat. Esiteks ei olnud seal peaaegu ühtegi tööülesannet, mida on Haridus- ja Teadusministeerium neile pannud, sest teadupärast Eestis on väga autonoomne haridussüsteem ja Haridus- ja Teadusministeerium õpetajale tööülesandeid otseselt ette ei pane. Riiklik õppekava on meil olnud viimased 15 aastat üks ja sama. Tõnis Lukase ajal küll lisati sinna üks riigikaitseõpetuse aine, aga põhimõtteliselt on koormus nagu samaks jäänud. Aga suur osa tõepoolest neid ootusi, mis õpetaja koormust suurendab, on ühiskonnast tulevad ootused, millega kõigega õpetaja tegelema peab. Ja siin ma eeldan, et on väga oluline roll koolijuhtidel õpetajaid mitte kaitsta, vaid seista sellel poolel, et õpetaja ei saa lahendada ära kõiki ühiskondlikke probleeme, mis laste kasvatamisega seotud on. Aitäh! Aitäh! Vadim Belobrovtsev, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh. Ega minu soov ei olnudki öelda, et 50-aastane õpetaja on probleem. Ma lihtsalt arvan, et probleem on see, nagu kui meil on 50+ õpetajaid üle poole ja seal on päris palju need, kes on juba pensionieas või on sinna pensioniikka juba jõudmas. Ja tegelikult, kui koormus kasvab, palk ei rahulda, siis on selge, et miks tuleb see tulemus, kus siis peaaegu 50% ütlevad, et 5 aastat maksimum, siis ma niikuinii lähen koolist ära. Ja veel üks siin huvitav intervjuu oli märtsikuus avaldatud ERR-is, et tulevane Tallinna Ülikooli rektor Priit Reiska siis ütles järgmist. Riigikontroll on toonud välja, et loodusainete õpetajatega on koolis halvasti. Formaalselt ei vasta kvalifikatsioonile ligi veerand nendest. See formaalne kvalifikatsioon tähendab seda, et neil ei ole magistridiplomit või kutset. Sisuline kvalifikatsioon, mis tähendab seda, et kui ma õpetan koolis füüsikat, siis ma olen seda ka ise ülikoolis õppinud, on aga selline, et puudujääk läheneb 50%. Tsitaadi lõpp. Lisaks kolmandik Eesti kvalifitseeritud füüsikaõpetajatest on üle 60-aastased. See on see, millest ma rääkisingi. Enam-vähem sama olukord on keemia ja matemaatika õpetajatega.
koolijuhid ise, me mõlemad teame seda, ütlevad, et loodusainete õpetajate leidmiseks kulub neil kuid ja parimal juhul, nagu nad siis kedagi leiavad, aga ei pruugi. Ja küsimus ongi, et mida me teeme selles olukorras, kus neid loodusainete õpetajaid võtta? Aitäh! Jaa, aitäh selle küsimuse eest. Siiski, kui te ütlete, et probleem on selles, et üle poole õpetajatest on 50+, siis see kõlab nagu see, et 50+ on probleem. Et 50+ ei ole probleem. Et 50+ õpetaja on väga professionaalne õpetaja, aga tulles loodusõpetuse õpetajate juurde. Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool on need ülikoolid, kes loodusainete õpetajaid ette valmistavad. Samal ajal on meil väga palju teadmist kliima, looduskeskkonna, toidutootmise, põllumajanduse, metsanduse alal, näiteks ka Maaülikoolis. Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool osalevad õpetajate akadeemias, kus me oleme välja töötanud siis väga paindlikke õpiradasid, mis need ei ole ilmtingimata 2-aastased magistriõppe rajad, aga paindlikumad õpirajad karjääripöörajatele selleks, et nad saaksid omandada professionaalset ja kvalifikatsioonile vastavat pedagoogilist haridust, et nad saaksid koolis õpetajatena töötada. Ja oleme alustanud ka läbirääkimisi Maaülikooliga, et nende mikrokvalifikatsioonide täiendkoolitused just nimelt maaelu, looduse, põllumajanduse, metsanduse, kliima ja keskkonna teemadel oleksid õpetajatele või koolis õpetajatööd soovivatele inimestele või täna juba seda tööd tegevatele inimestele kvalifikatsioonide saamiseks rohkem kättesaadavad ja Maaülikool täpselt samamoodi panustaks loodusõpetuse õpetajate ettevalmistamisesse palju rohkem. Ma arvan, et käimasolevate riiklike õppekavade uuendamise raamistikus peame me loodusõpetuse korralduse üleüldiselt tegelikult üle vaatama. Mina arvan, et on aeg käes ka selle muutmiseks. Ehk siis, et loodusõpetus ei ole miski, mis me õpime nii-öelda loodusteaduslikult töövihikust puuliike pähe ja teeme selle kohta kontrolltöö, vaid ta peaks toimuma aktiivõppe ja õuesõppe meetodil. Tõepoolest, kui lapsed aina rohkem elavad linnades, siis loodusega kokkupuude on piiratud neil ja selle tõttu ma arvan, et loodusõppe tuleb laiemaks tõmmata ja sel juhul ka õpetajad, kes loodusõpetust õpetavad või kliimateemasid, metsanduse teemasid ja muid teemasid, et nad on palju laiema pädevusareaaliga kui üksnes ainult kitsalt loodusõpetuse õpetajad, nagu nad praegu on. Ja, aitäh. Aitäh ja lisaküsimuse esitab Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister. Räägime ka koolieelsetest õpetajatest. Teetavad väga hästi, et õpetajate puudus on päris suur ja need head õpetajad, kes praegu üritavad anda B2 taseme eksami, käivad kursustel, kenasti õpivad, palju neist siis selle eksami ära annab, eks seda näeb, aga võib ennustada, et õpetajad jääb veel rohkem puudu, kui praegu on. Aga oleks ka, kuidas seda küsimust või seda teemat siis lahendada, kui veel rohkem õpetajaid on meil puudus B2-ga, kes ei anna eksamid ära. Ja küsimus oleks ka konkreetselt Narva kolledži kohta. Et ma ei tea, mulle öeldi sellise informatsiooni, et eelmine aasta võeti õpetajad vastu siis lasteaeda õpetajad 75 tudengid ja see aasta 35. Saate seda kommenteerida kuidagi, et aitäh? Aitäh, ma saan aru, et te ütlesite, et lasteaiaõpetajaid on puudu. Oli see väide. Ma sellega kindlasti nõus ei ole, et kui meil on üks valdkond, kus meil ei ole kriisi, siis see on lasteaiaõpetajate valdkond. Ehk siis, et seal on võimalik leida inimesi tööturult, kes vastavad kvalifikatsioonile ja saaksid lasteaias töötada ka sel juhul, kui neil on eesti keele oskus olemas. Et seal esiteks on see ülikoolides kõige populaarsem eriala. Iga aasta lõpetab selle eriala väga-väga suur hulk inimesi ja seda, et meil nüüd lasteaiaõpetajaid ei ole võimalik leida sarnaselt näiteks loodusõpetuse või STEM erialade õpetajatega, see kindlasti ei vasta tõele. Et seal on, esiteks on meil ka kahjuks on meil demograafilistest trendidest tulenevalt hakanud lasteõpetajaid üle jääma. Tartu linn just teatas, et ta koondab 40 lasteaiaõpetajat kahjuks. See on pigem nagu negatiivne uudis. See, et meil nad puudu on, ma arvan, et see on hinnang, mis ei vasta tõele. Nii et see on võimalik. Keelekoolitustel on jätkuvalt võimalik ka lasteaiaõpetajatel käia. Ma arvan, et 30 aastat on olnud väga-väga pikk aeg selleks, et tegelikult B2 tasemel eesti keel ära õppida ja olla võimeline ka eesti keeles töötama. Mis puudutab Narva kolledži vastuvõttu, siis ei oska praegu seda kommenteerida.
et see on ülikooli enda sisekorraldus, kui palju nad midagi vastu võtavad. Aga me oleme ülikoolidelt tellinud mitmeid aastaid suuremat vastuvõttu, nii et ma eeldan, et Narva kolledž oma vastuvõttu suurena ka hoiab, sest selleks on eraldi raha ka eraldatud neile. Suur tänu. Sellega lõpetame tänase 9. küsimuse käsitlemise. Ja jõuame avada veel ühe küsimuse ja see on taristuminister Kuldar Leisile. Küsib Riigikogu liige Jaanus Karilaid ja teemaks on Rohuküla raudtee ehitamine. Jaanus Karilaid, palun. Aitäh juhatajale, hea taristuminister, et teadaolevalt parlamendi Haapsalu raudtee taastamise toetusrühma kuulub üle 20 parlamendi saadiku ja parimatel päevadel oli ka seal üle 50 saadiku ja olid sellised poliitkorüfeed nagu seal Kaja Kallas ja Valdo Randpere. Ja tegelikult on ka valimiskampaania tsüklis kõik erakonnad lubanud seda raudteelõiku taastada Rohukülani, et rõõmustaks nii Läänemaa kui Hiiumaa. Ja toetusrühm, mille esimees on täna Reili Rand, on ka allkirjastanud ühe kirja Vabariigi Valitsusele, kus on palunud siis selle poliitika kujundamisel rõhku pöörata just uuele Euroopa Liidu vahendite perioodile, et sealt saada tegelikult vastavad summad ja teha see lõpuks ometi see raudteelõike lõpuni. Kas olete kirja kätte saanud ja mis on teie siis tegevused selles suunas, et see ei jääks ainult valimiskampaania nii-öelda hüüatusteks? Aitäh. No valimiskampaania hüüatust ei saa olla, sest et ma ei ole ise seda kirja teinud, vaid Reili Rand on teinud selle siis selle toetusgrupi nimel, nii et siin nagu meid valimistega kuidagi seostada ei saa. Aga Eestis on tõesti praegu väga suured taristuprojektid käimas ja nagu ka enne juttu oli, et siis Rail Baltic on käimas ja 2+2 maanteede ehitus on käimas. Ja täna on ka tegelikult muideks väga märgiline päev, et kell 3 või õigemini 3 läbi 10 minutit pärast seda, kui sireenid on kõlanud, et siis on meil raudteesireen, ehk siis kell 3 on meil pressikonverents, kus avame siis regionaalrongide hanke, mitte hanget ei ava, vaid paneme hanke töösse 3 Balti riigi koostöös, ehk siis ka lisaks Eestile on siis Läti ja Leedu selles hankes osalemas, et osta sama hankega siis regionaalrongid Rail Balticule. Miks ma seda räägin, on see, et tõesti suured taristuprojektid on töös ja Rohukülani raudtee finantseerimist ei ole viimastel aastatel riigieelarve strateegias olnud. Nüüd teisalt on praegu just õige aeg siis järgmise Euroopa Liidu rahastusvooru jaoks plaane seada ja me saame selle Rohuküla lõigu lõpetamise sinna sisse panna. Hinnanguline maksumus, mis ka on seal vist kirjas, et on ligi 200 miljonit euri, et seda Eesti riigi rahadega ei tee, nii et tuleb Euroopast tuge küsida ja praegu me saame siis sinna Euroopa taotlusse sisse panna. Aga ma kordan veel kord, et Eestil on väga palju suuri taristuprojekte käsil, nii et kas me selle rahastuse Euroopast saame, et see on ise küsimus. Ja arvestada tuleb seda ka, et mis räägib nagu selle Rohuküla lõigu kahjuks on see, et see on vana rööpmelaiusega, ehk siis kui me oleme üldiselt võtnud suuna, et ikkagi me lähme uute lõikude osas Euroopa laiusele, siis ja lisaks siis rekonstrueerime neid vana laiusega osasid, aga ei ehita uusi. Nii et see räägib praegu nagu Rohuküla lõigu kahjuks, aga jah, saame seda Euroopast küsida. Ja üks nüanss veel, et see on nagu selgelt, kui võrreldes ka Rail Balticuga näiteks, siis see on selgelt ikkagi regionaalprojekt, ehk siis see on Eesti riigi sisene raudteelõik, nii et seda ei saagi nagu tähtsuselt võrrelda Rail Balticuga. Aitäh! Aitäh ja Jaanus Karilaid, teil on täpsustav küsimus, palun. Juhatajale, hea minister, et nii palju siis ka lohutuseks, et Turba-Riisipere lõik on õnnestunud ja sinna tegelikult omal ajal valitsus raha panustas ja tegi ära. Ma küsiksin lühidalt, et kas teie isiklikult ka teete aktiivseid tegevusi ja kui on valida, kas teha ära laenurahadega või Euroopa rahadega või on mõlemad võimalused teil olemas? Et
et oleks see valmis näiteks 29. või 31 aasta? Aitäh! Vaadates riigieelarve seisu, siis ma ei näe varianti, et me saaksime seda teha Eesti rahadega. Seda enam, et kui meil on praegu just õige aeg Euroopa raha järgmisest voorust taotleda, siis igal juhul on mõistlik kõik jõud panna sinna, et Euroopa raha tuua taristuprojektidesse. Ja siin tuleb ka seda arvestada, et Euroopa järgmise vooru taristuprojektideks rahastus projekti järgi, see ei ole parlamendis kinnitatud, aga siis Euroopa Komisjoni projekti järgi on 2 korda suurem kui eelmise perioodi oma, nii et selles mõttes on tõenäosus Euroopast raha saamisel suurem. Kui nüüd sealt ei õnnestu saada, siis on juba järgmine teema, et kas Eesti rahadega teha või mitte, aga ma tulen tagasi selle eelmise vastuse juurde, et see on puhtalt regionaalprojekt, nii et eks see sellise muu regionaalarengu arvel siis tuleb, sest ta ei saa tulla ei meditsiini ega hariduse arvelt. Aitäh, et kui me suudame nüüd sama lühidalt teha, et siis me saame ka lisaküsimuse võtta, et Helir-Valdor Seeder, aga palun tõesti lühidalt, et muidu me lihtsalt sõidame siia saali kutsungisse sisse, palun. Aitäh, auväärt minister. Ma ikkagi ei saa aru, minu küsimus puudutab ka raudteeehitust ja Rail Balticut, millest siin varem on juttu olnud. Ma ei saa aru, miks teie ja Vabariigi Valitsus tahavad peaga vastu müüri joosta. Kui me väga hästi teame, et lätlased on ise väljendanud ja mitte ainult opositsioon, nagu te ütlete, vaid ka Läti kontrollorganid ja paljud on juhtinud tähelepanu, et 2030. aastaks ei saa see lõik valmis mitte mingil juhul. Ja eile ma loen rahvusvahelisest meediast, Poola infrastruktuuri aseminister Piotr Malepzak on väitnud, et Rail Baltica ei saa valmis ennem 2040. aastat ja ta viitab ka poolakate seisukohale, et Poola-Leedu lõiku 80 kilomeetrit nad ei hakka üldse ehitamagi enne 2030. aastat. Ja selles olukorras me ei lähtu mitte reaalsusest, vaid ütleme, et kunagi ammu on mingisugused dokumendid alla kirjutatud, millest teised osapooled on teatanud, et nad ei suuda seda täita ja ei täida. Ja meie teeme neid rumalusi ja ehitame selle siis Iklani välja, saame sõita Häädemeesteni, hakkame seda infrastruktuuri üle pidama, 10 aasta pärast on uued tehnoloogiad, et miks me tegeleme selle rumaluse ja raha raiskamisega? Aitäh! Aitäh! No ma olen seda täna juba mõne korra öelnud, et ametlikult on 3 riigi valitsused öelnud, et 2030 on eesmärk, nii et kui keegi teine räägib midagi muud, siis meie saame toetuda ametlikele andmetele ja Eesti liigub oma plaani järgi, et 2030 on valmis. Ja tegelikult see sama tänane pressikonverents, kus me regionaalrongide hanke välja kuulutame, näitab ka, et Läti ja Leedu liiguvad meiega samas taktis, et neil on ka meiega koos regionaalrongide hankimise tahe, nii et Rail Baltic liigub edasi. Suur tänu! Siinkohal paneme tänasele infotunnile punkti. Suur tänu Vabariigi Valitsuse liikmetele ja Riigikogu liikmetele sisuka arutelu eest. Me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.